Eesti edukaima pallimänguala rõõme ja muresid lahkab Võrkpall24 saade Kuldne Game, kus iga punkt loeb. Taustajõuna hoiab mängul hoogus ees Kredit24. Tere, head kuulajad! Kätte on jõudnud maikuu ja ühes sellega ka Kuldse Game'i juubelisaade 60. osa. Karin Aldal on sel päikesepaistelisel kolmapäeva hommikupoolikul hea meel tervitada Skype'i vahendusel meie alalise liikmena Eesti rahvusnaiskonna uut abitreenerit Andres Toovalit. Tere ja kus Eestimaa paigas sa meiega täna liitunud oled? Tere, hetkel Pärnus. Hetkel Pärnus. Ja mis sa seal Pärnus teed? Kas seal on eriti head jõed, kus kalastada või oled muudel põhjustel? Siin saab kokku nii jõgi kui meri, nii et siit annab igale poole minna. Selge, väga hea vastus. No Rivo Vesik täna meiega küll liituda ei saanud, küll aga on rõõm tervitada saates üht teist maailmameistrit, Rivo kunagist rannavollepaarilist ja tänast Eesti rahvusmeeskonna nurgaründajat Kristo Kollat. Tere, Kristo! Tere teile ka! No ma vaatan, Kristo, sa oled väga hästi selle kaamera pannud tööle, sa oled kõik oma karikad suutnud sinna taha selle riiuli peale asetada. Räägi, milline nendest karikatest siis kõige väärtuslikum on? Seal tundub isegi mingi selline laevarool. Kas see on mõni purjetamisvõistlus? Ei ole. Need tegelikult siin selja taga ei ole minu karikad on siin külje peal. Aga kui nüüd väärtuslikematest rääkida, siis eks need maailmameistri ja Euroopa meistri tiitli karikad ilmselt ole, jah. Kas nende eest sai karikad ka lausa? Seal ei olnud ainult medal? Euroopa meistri tiitli eest sai, jah. Maailmameistri tiitli eest sai siukse graveeritud plaadi, siukse pool, jah, taldriku. Te saite siis Oliveriga mõlemad need või sina lihtsalt võtsid enda kätte? Mõlemad, õnneks. Ei pidanud saagima hakkama? Ei pidanud võitlema, jah. No kuidas elu kulgeb? Andres, ma küsin kõigepealt sinu käest. Kas oled juba vaikselt hakanud liikuma, nii nagu Tallinnate tänavatel on näha, et inimesi ja autosid on hoopis rohkem kui siin 2 nädalat tagasi? No minu liikumised üldjuhul väga linnades ei ole, et kui ma käin siin maavahet või käin ise kuskil kalal või ratas sõitmas, siis ega ma väga palju inimestega kokku ei puutu, et olen endiselt väiksemas seltskonnas kui olen, et see, mis linnas toimub, see jääb veel natukene eemale. Kristo, kuidas sinul, kus sa paikned ja millega tegeled? Tartu kandis ja mis siin ikka, kui see konkreetsem karantiiniperiood oli, siis sai siin vähe joostud, natuke jalutatud, rabades käidud. Aga nüüd tehti rannaväljak õnneks lahti, et me esmaspäevast hakkasime mängimas käima vaikselt ja saab vaikselt liigutama hakata ühesõnaga, et eks ma ka vältisin seda konkreetselt suuremat seltskonda ja mingit siukest linnasisest liikumist, aga jah, nüüd kui me oleme siin seal rannaväljakutel käinud, et seal on tegelikult seda massi päris palju, et need kergliiklusteed on inimesi väga-väga täis ja eile isegi käis politsei, sõitis sealt mööda, käis kontrollimas, nii et jah, loodetavasti varsti on natuke lõbusam see asi. Kui sa läksid rannavallet esmaspäeval mängima üle pika aja esimest korda, kuidas jalad olid pärast trenni ja trenni ajal? Siiamaani löövad tuld välja, et palju siin jäi vahele, 1,5 kuud vist ilma hüppamiseta. See esimene hurraa oli muidugi siuke päris huvitav ka, et nii kui palli kätte said ja võrk oli üleval, siis oli ilma soojenduseta oli vaja kohe kõik trikid ära teha. Et ma imestan, et siin terveks kõik asjad jäid, aga jah, jalad on päris täis ja isegi kerelihased ja käed ja ikka kõik kohad annavad tunda praegu, jah. No selge. Siis sina ikkagi ka inimene tuleb välja. Seda on rõõm jälle harrastusvõrkpallarina tõdeda. Võib nii öelda, jah. Räägi, Kristo, kus sa pärit oled? Me oleme vahel teinud Wikipeedias sellise faktikontrolli, et kas Wikipeedia teab Eesti võrkpallurite kohta tõde. Vahel on läinud seal selle sünnikohaga päris mööda. Kirjas on, et sa oled Tallinnas sündinud, kuigi meie tunneme sind ju rohkem kui tartlasena. Ei, ma olen üdini Tartu poiss, jah. Et kui nüüd juurtest rääkida, siis isapoolsed juured ulatuvad sinna Läänemaa, Saaremaa poole ja emapoolsed on siit Tartu kandist. Aga jah, mina olen täiesti tartlane, täielik tartlane.
ja tegelikult see kogu oma saalikarjääri enne välismaale siirdumist mängis ka Tartus, et ega sul Eestis nagu muude paikadega vist ei olegi pistmist olnud? Ei, eks siin ikka omal ajal on päris huvitav väljend, aga ei, siin ikka oli siin läbirääkimisi oli TTÜ-ga, kus ma tahtsin siin õppima minna, siis mingi aasta oli Selveriga, et eks siukseid kergemaid nagu kõnelusi on olnud, aga jah, millegipärast on see otsus alati Tartu kasuks langenud. No sa ütlesid, et omal ajal, kui me vaatame passi, siis on juba see 3 on sulle sinna ette tulnud, 30 sul hiljuti täitus. Ole hea, ütle, millises karjääri hetkes sa täna ise enda hinnangul oled? Kas see on aeg, mil ootavad kõige paremad aastad veel ees, tunned seda või on vaikselt juba kohvrite pakkimise aeg kätte jõudnud? No kui silmas pidada nüüd eelmist suve ja eelmist aasta numbrit, siis ma ise küll tundsin, et päris jõudsalt sai edasi mindud veel nii füüsiliselt kui ka mängutarkuse poolest. Muidugi see hooaeg kulges minu jaoks natukene, kuidas öelda, ühesõnaga seal oli päris selliseid otsuseid, millest ma siiamaani ei ole aru saanud. Et ma läksin tegelikult sinna väga heas vormis, ma tundsin, et ma peaks platsi peal olema, aga treener millegipärast ei kasutanud mind. Ja meil oli hooaja esimeses pooles kas 12 mängust 11. Ma ei alustanud, aga kõik mängud lõpetasin ja kõik need vahetused toimusid kas esimese game'i keskel või kõige hiljem teise game'i alguses. Ja pärast seda Savo mängu, CEF-i karikasarja mängus, ma istusin treeneriga maha ja rääkisime suud puhtaks ja pärast seda siis see asi läks nagu lõbusamaks kuni siis selle vigastuseni. Et ma ise arvan küll selle nii-öelda arenemise koha pealt, et ruumi veel on, et nüüd praegult on raske seda hinnata, sest 1,5 kuud on vahele jäänud, aga ma usun küll, et siin kogemused on ju tähtsad võrkpallis eriti, et ma arvan, et jah, saab veel liikuda ülespoole küll. No me jõuame, Kristo, su veel viimaste aastate tegemistest rääkida siin saate teises pooles, aga Andres, alustame päris algusest. Kas sina, mis hetkest sa Kristot mäletad, ega teil ju vanused on suhteliselt sarnased? Mina võin vastata sellele küsimusele. Nii, Kristo, palun. Mina mäletan Andrest esimest korda rannalaagrist, kui ma eksi. Oli see Audenteses, Laos Lukas korraldas rannalaagrit. Oli küll, jah. Seal oli... Sa meeles. Seal oli Virko Antsi, Andres Tooval, mina, Juhkami, Venno. Kes seal veel võisid olla? Järvekülg oli ka äkki siis, jah. Mina olin Järveküljega nagu... Jah, võis olla. Vanematest oli äkki Rosenblatt, Ringmets. Nüüd rohkem praegu ei mäleta, jah. Et mina olin igastahes see aasta ma mängisin Edgar Järveküljega koos. Et seal oligi mingi siuke laager, et minu meelest teie olite kindlad, kes läksite EM-ile vist mängima. Ja siis äkki Rosenblatt ja Ringmets läksid igal juhul mängima ja siis meie vanuses siis oli seal valikus, et kas läheb Juhkami Vantsi või meie siis Järveküljega, aga seal oligi, et minu meelest seal oli mingi Ukrainasse minek ja seal olid viisad juba tegelikult ammu tehtud, et ega meil lootust ei olnudki saada, et pidi olema justkui see, kas Eesti, ma ei tea, kas karikas või meistrivõistlused pidi olema siis justkui see nii-öelda, kes võidab, see läheb, aga viisad olid tegelikult ennem ära tehtud, et me võitsime küll Järveküljega see aasta mõlemad, aga me EM-ile ei läinud ikkagi, et seal oli vist pikalt vaja viisa ennem ette ära teha, nii et meil nagu lootust ei olnud, aga me laagris osalesime. Aga minul, ma ei tea, kas see on juba sellest või pigem juba ennem, et ma mäletan Kristot ikkagi, kas ma ei tea, B-klassis või mingi sükses ajast, kus sa Tartus mängisid ja siis sealt juba nagu, te olite juba siis selgelt nagu nooremad, kes siis andsid nagu natukene seal sükest fooni sellele Tartu võistkonnale, et meie vanuses Tartus seal oli ka niukseid, sellel ajal niukseid paremaid mängijaid, aga oli selgelt näha, et Kristo ja Oliver olid need noored, kes juba nagu mängisid vanematega ka nagu võrdselt.
Nojah, seal noorteklassis vist oli jah, siuke 11 vastu mängimine, aga siuke konkreetsem kokkupuude vist. Jaa, seda küll, jah. 2007 vist võis olla siis laager või? Ma mõtlen sedasi loogiliselt veel varem. See oli 2004 või 5, ma arvan. See ei olnud siis see EM, kus te võitsite. See oli hoopis mingi eelmine vanuseklass, Krista. Ja, see oli, me olime äkki 14 või 15 olkuga, ma päris täpselt ei mäleta. Aga see oli jah, ikka varem jah. Nii, et siin tuleb midagi üles kaevama hakata, et ma saan aru, omal ajal käis nii, et korraldati laager, aga tegelikult olid mehed juba välja valitud, kes pääsevad Ukrainasse sellisele toredale võistlus- ja turismireisile või? No võt, järgmine saade saad Laos Luukase kutsuda ja küsida täpselt üle, mis värk on. Ei tea täpselt jah, kuidas need asjad käisid, aga ma tean, et tegelikult oligi, et ega see, ma ei mäleta, mille otseselt nagu ei öeldud, aga mingi hetk nagu tegelikult andi märku, et see on nagu siuke siis võeti nagu kui treeninglaagrisse, et selles mõttes kasulik oli meil igal juhul, aga see otsus jah, kuna oleks see Euroopa sisene kuskil olnud päris nagu, kus viisat ei oleks vaja, siis vist oleks nagu see vähe nagu nii-öelda ausam, aga kuna see hetk juba, võib-olla see hetk, kui see otsus tehti, võis olla isegi Juhkami ja Vantsi paremad, aga suvega ma arvan, et me saime Järveküllega siukse hea tiimi kokku, et me mängisime suhteliselt hästi. Räägi, Kristo, kuidas üldse võrkpalli juurde jõudsid? Sul on vist ikka pere läbi ja lõhki spordiga seotud? Jah, ega mul siin fakti ette konkreetselt ei pandud, aga suunati ühte rada. Ja? Need karikad siin taga on kõik vanemate võrkpallikarikad või ühe võrkpallikarikad. Nii et mul isa mängis, ta alustas küll võrdlemisi hilja, 19 või 20 ja lõpuks ta mängis meistriliigas, ajas omased, tal oli siuke sebi sponsoreid ja ühesõnaga tegi siukest kõike võistkonna juures. Ja ema on ka samamoodi Eesti meister ja ta on ka ikka päris kõrgel tasemel mänginud. Et ma jah, siis kui ma kooli läksin 7-aastaselt, siis ühes läksin ka võrkpallitrenni ja paralleelselt käisin siis korvpallitrennis. Korvpallitrennis ma jõudsin käia kas 3 või 4 aastat. Ja siis pärast seda siis tuli mingi otsus teha. Kuule, aga siin saab... Tuli see kiirelt? Jaa, Andres. Tuli see nagu lihtsalt või pigem nagu kaalusid ka seda, et kumbaga jätkata? Kuidagi ei tekkinud seda kaalumismomentigi, et ühel hetkel lihtsalt jäi see, ilmselt vaata nooremates klassides on see, et võrkpallitrenni ei ole nii palju, meil oli kas 3 trenni nädalas või midagi sellist, et sobisid need korvpallitrennid sinna vahel ilusti, aga mida aeg edasi, seda rohkem tekkis neid võrkpallitrenne juurde, et siis ei olnud nagu põhjust mingit muud alternatiivi sinna kõrvale suruda. Et pigem sai see nagu loogiliselt lihtsalt astutud. Ja. Aga nii ei olnud, et pigem oleks tahtnud kossu minna ja jätta võrkpalli vähemaks? Ei, see on, eks mind ole narritud ka siin omal ajal jälle. Olen narritud ka siin, et kui mul võrkpallis, ma olin suht siuke tujutsev mängija nii-öelda, võib-olla olen siiamaani, ei tea. Et iga kord, kui seal võrkpallis midagi kehvasti läks, ma ütlesin, et mulle aitab, ma olen kossu ära. Siis see kuidagi jäi külge, aga tegelikult on see võrkpall ikkagi alati number 1 olnud. Kuule, aga mul tuleb kohe ette, et siin Võrkpalliliit korraldab neid vestlusi ka mängijatega Facebookis nädalas korra ja seal on ikkagi kõik, kes sealt läbi on käinud, on öelnud, et nemad on meie koondise parimad korvpallurid, et kas nüüd sina oled selles nimekirjas, võiks olla järgmine, kes ikkagi nimetaks ennast nagu parimaks? Jah, nii palju, kui ma seal peale olen sattunud ja vaadanud olen, siis eks igal ühel ole ju siuke enda arvamus, aga ma ei tea. Kõigil on lihtsalt hea enesekindlus, et mina olen ja siis... Jah, ei huvitava võistkonna saaks kindlasti kokku võrkpallikoondise meestest, et seal on osavaid mehi küll. Sealt peaks kunagi ära tegema, kui te olete natuke juba karjääri lõpetamas. See oleks väga huvitav olukord, panna vastu mingisugune selline korvpallipunt, kes ei ole võib-olla kõige kõvem, aga ikkagi oskavad ka mängida.
Ja, see oleks tõesti huvitav väljakutse. No, aga karjääri jooksul ma ei julge sellist asja teil korraldada, sest muidu Eesti võrkpalli suur vaenlaseks saaks. Seal võib enne mängu panuseid teha, kes tervena platsi pealt ära tuleb. Aga Andres, sa rääkisid enne, kui me sinuga rääkisime siin sellest, et Kristo tuleb saatesse, et kas noorena oli Kristol midagi juhtunud, mingisugune kukkumine või midagi sellist või? Meil oli jah arutluse all kuidagi nagu see vigastuste asi ja siis mul tuli meelde Kristo mingi jutt põlvede kohta, et tahad sa seda meenutada või mul midagi on õrnalt meeles, aga ma ei tea, kas mul õigesti on. Ei, nagu konkreetselt nagu vigastustest, ma ei tea, kas sa mõtled seda... Meniskite asi või mis sul oli? Meniskeid mul on 3 korda lõigatud, jah. Esimene oli 14-aastaselt. Jah, 14, siis ma hüppasin koolis, oli hinde peale, oli kolmikhüpe, kui ma ei eksi. Tulemust ma ei mäleta, ma ei hakka suga siin Karl isegi võistlema mitte. Ja seal ma mäletan, et see krõks käis ära põlves, aga ta ilmselt täiesti puru ei läinud ja nii noores eas need luud ja asjad veel kasvavad, lihased arenevad, et siis menisk oli põlves, oli 3 kuud puru ja kuni siis käis see teine plõks ja siis oli põlv täiesti plokis. Ja selle arvelt siis mul see vasak jalg on circa 3 sentimeetrit väiksem kui nagu reie ümbermõõdult. Jah, aga kuule, räägi mulle, mis kool see tore kool oli, kus juba sellises eas hüppati koolitunnis seda kolmikut. Ma ei ole Tallinnas me kolmikut kuidagi kehalisel tunnis kunagi hüpanud. See oli põhikool, ma käisin Mart Reiniku gümnaasiumis. Et sinna ei soovita siis minna? Ei soovitan absoluutselt, väga hea kool oli. Aga jah, see oligi vist niimoodi, et pärast seda, kuna see treener teadis, et ma mängin treener kehalise kasvatuse õpetaja teadis, et ma mängin võrkpalli, et siis piiras nagu minu tegemisi seal kehalise tunnis ka, et pärast seda aastat ma tegin põhimõtteliselt ainult need asjad ära, mis oli vaja hinde peale teha ja ega ma otseselt seal kohal ei pidanud käima. Selge. Kas nüüd, kes sinu esimesed võrkpallitreenerid olid? Esimene oli Alar Kaljuvee ja siis Alariga oli päris pikalt, oli 97 kuni 2000, äkki oligi 4 või 5, midagi sellist, 3, 4, 5. Siis pärast seda tuli Rainer ja pärast Rainerit oli juba Pereleivas oli esimene Urmas Tali äkki oli, kui ma ei eksi. Peaks pidi olema küll, jah. Jah. Siis tuli seal, siis oli, Rainer on nagu kogu aeg olnud kõrval, et ta on kas abitreenerina või peatreenerina, et ta on nagu kogu aeg pildis olnud. Aga siis seal tuli Oliver Taats oli vahepeal, Andrei, siis oli Rainer peatreener, jah, niimoodi see virvar käis seal. Mida sa mäletad võrkpallitrenidest noorena, kas sulle meeldis see ala nagu ikkagi kohe, kuna sa olid sellega, ütleme, lapsest saati tänu vanematele kokku puutunud? Jah, selles suhtes ma käisin isaga kogu aeg, ma mäletan noort Gert Toobalit näiteks. Ta oli kunagi noor ka? Gert mängis Paide Hereses ja ma käisin seal, ma arvan, ma olin mingi 4-5 aastane, siis Gert mängis. Gert oli, ma arvan, ma ei tea, kui vana ta võis olla, 18, 17, no ikka nagaman ja ta mängis endast kõvasti vanemate meestega. Ja juba tollel ajal ta oli siuke rusikas vastu lauda ja teete nii, nagu mina ütlen, et nagu kontrollis. Jah, see on minu peas on selline pilt nagu tollest ajast. Aga jah, siis ma nägin juba Gerti mängimas ja eks siin muud ka, Pärnu vastu, kui isa mängis ja Rakvere vastu ja igal pool see ikka kaasas käidud, jah, alati. Meil Argo Meresaar ütles, et kui tema ikkagi oma noori, neid kõige nooremaid õpetab, et neil on esimene asi, mis nad tahavad selgeks teha, on hüppeltserv. Et kas sul oli ka seal 4-5 aastaselt tuli juba hüppeltserv nagu lihtsalt? Ei olnud. Selles suhtes Kaljuvee Alar tegi nagu seda võrkpallitrenni ehitas päris huvitavalt üles, sest nii palju, kui ma olen näinud, kuidas tänapäeval tehakse seda, tollel ajal meil mängisime jalgpalli, et tekitas nagu huvi liikumise ja spordi vastu, et ei olnud konkreetne suunitus, et võta nüüd pall ja mine sööda vastu seina või midagi sellist. Et seal oligi, ma arvan, ütleme, tunnikene oli sellist osa, kus sa mängisidki kulli, rahvastepalli, jalgpalli, mingid siukseid asju ja siis
pool tundi kuni 45 minutit sellest trennist oli siis nagu konkreetselt võrkpalli siuke suunitused, tehniline ja noh, siuksed asjad. Et ta tekitas nagu huvi pigem liikumise vastu kui konkreetselt kohe selle võrkpalli vastu. Ja siis noh, mida aeg edasi said seda pallitunnetust rohkem, et oli võimalik ka mängida 1-1, 2-2 vastu, et siis oli nagu seda võrkpalli osa rohkem, aga esimesed 2 aastat kindlasti oli selline, et pigem mängid seal jah, rahvaste palli ja siukseid asju. Okei, aga mis hetkest nüüd sina Oliver Vennot tead? See koos läksin võrkpallitrenni samal päeval. Tõsiselt ka, jah? Jah. Ja see oligi siis see algklass või? Jah, see oligi, no seda kuupäeva nüüd täpselt ei mäleta peast, aga see oli jah, see septembri esimene klass, kool hakkas ja samal päeval põhimõtteliselt trenni ka. Aga oli ta siis juba siuke pikem teistest või oli siis nagu siuke tavalisem? Tead, ma ei mäleta. Mulle meeldib mõelda, et mina olin pikem siis, aga ma tõesti ei mäleta. Ma tean, et Olkul isa käis igat trenni vaatamas ja oli selline kogu aeg kohal ja sõidutas sealt laevast või Tähterast või kust iganes. Aga jah, Olkuga meil on siuke päris 23 aastat tutvust. Oota, aga te käisite siis samas koolis ka või? Ei, Olku käisin, jah, ma elasin siin Tõrvandis, käisin Tõrvandi algkoolis ja Olku oli Laeva põhikoolis äkki, kui ma ei eksi. Nii, aga kas sa siis mäletad Oliveri kui esimeses klassis juba selgelt parimat võrkpallurit või tol hetkel ei saanud midagi aru või? No eks nagu ma ütlesin, siis esimesed paar aastat oli selline sissejuhatamisaeg, et seal kõvad mehed mängisid seal rahvaste palli, viskasid kõvasti ja et tollest ajast ma seda võrkpalli osa nii hästi ei mäleta. Aga kui sa nüüd niimoodi küsid, siis minu arust kõige kõvem võrkpallur oleks pidanud olema Henrik Rikand. Ei ole nii. Sest kui see mees trenni tuli ja laamendama hakkas, ja see oli, ma ei räägi nüüd konkreetselt võrkpallist, vaid rahvaste palli mängimist, ta viskas kõik seinad puruks. Ossar, see tuli kohe mulle sellise üllatusena praegu, et ma ütlen kuulajatele ka, et tegu on siis Tartu Bigbanki meeskonna ja naiskonna mänedžeriga, kes on tubli Indiaka mängija, ma tean, hoolimata sellest, et ta nüüd väga tõsiselt sporti enam ammu vist ei tee, aga et ta näed seda süütet, Kristo, seda sa pead nüüd natuke lähemalt rääkima, et kas see oli, ma mäletan, kui ta tuli trenni, ta oli meist vanem, aga ta tuli ka ikka tühja koha pealt selles suhtes, et tal mingit kokkupuudet ei olnud ja kuidagi tal haakus jube kiiresti see asi ja ta kuudega oli juba vanemas grupis, et ta tõsteti nagu suht kiiresti edasi ka ja ma ei tea, kuidagi see esimene ehmatus, ma mäletan jumala hästi, kui me seda rahvaste palli seal jälle mängima hakkasime, kui see vend virutas, siis ise mõtlesid, et oled nagu hea käega, tugeva käega. Ei olnud. Kas siis ütleme, kui Tartul oleks ikkagi diagonaali vaja ja praegu piirid võib-olla veel lahti ei lähe nii pea ja ütleme Pulk ja Põlluäär ei tule Tartusse, et siis ikkagi Rikand on võtta lihtsalt, jah? Ei, no eks neid nooruspõlves neid pallipeksjaid on siin teisigi olnud, kes A-klassiks on kõik ära kadunud, et üks mees oli veel üks vasakukäeline mängija. Andres äkki mäletab Edgar. Ma mäletan, jah. See oli selline mees, et kui kes nimi see oli? Edgar Pau. Aha. Ta oli siuke, ta oli füüsiliselt teistest ees ja kui ta meetrit lõi keskelt, siis väljak jooksis tühjaks. Keegi ei tahtnud sealt platsi peal enne olla, Et teda mäletan mina väga hästi, et selles mõttes, et temaga oli tõesti, et meil oli ka siuke hästi väike nagu puntüril, ja siis ta oli ikka nagu legend nagu meie seas ka, et ega kui ta lõi, siis reaalselt nagu mänguaeg, siis nagu mingid mehed hoigasid, kui ta seda lööki vastu võeti, et see oli naljaks, et ta jõudis juba nagu nii-öelda ülevalt alla lüüa ja kõvasti, et kui teised muidu lõid nagu lihtsalt palli kergelt võib-olla alt üles ja väljaku peale, siis tema ikka nagu virutas kõvasti, et aga jah. No, teised tulevad järgi vaata ja siis enam ei saa varsti enam aru ja tekib nagu selline lõpetamine nende poolt ka, et samamoodi oli, tema oli, kui ma ei eksi, siis A-klassis oli libero juba, nii et Taru ei ole enam liberogi ammu? Ei, ta ei mängi.
aga ma saan aru, et see Oliveriga see koos mängimine Rannavalles, see siis ilmselt tuli nagu väga loomulikku radapidi, kuna te olite juba nii väiksest peale koos trennis käinud. Sellega oli ka niimoodi, et Laos äkki helistas Alarile ja Alar ütles, et proovi neid kahte poissi, et ühesõnaga Alar nagu suunas Lause juurde ja siis tuligi see eelmainitud see laager sinna peale. Aga pigem jah, kuidagi läks see asi nagu loomulikult, et ei tekkinud seal mingeid muid variante, et võiks mingit teist paarilist proovida või mingit sükest asja nagu ma ei mäleta küll, et oleks olnud. No kas siis oli juba Oliver ikkagi selline talent, et sa said aru, et sealt tuleb üks maailmatasemel mees või? Jah, Olku oli siis oli väga hea, jah. Ta oli pikk, sifakas, liikuv, et temaga oli nagu hästi lihtne mängida. Ta kontrollis ikkagi oma keha ja liigutusi nii hästi, et ta ei ole kunagi selline koordinaator olnud. Et rannavõrkpalli on Oliveriga tõesti lihtne mängida. Eks ma täna õhtul saan üle vaadata, kas tal on need liigutused meeles veel. Ütle nüüd seda, et te mängisite tegelikult siis enne seda EM kulla toonud 2007. aastat. Mängisite siis ühel EM-il veel või lausa kahel või? Me mängisime ühel EM-il ja ühel MM-il. Kuidas läks? EM-il me jäime 9. kui me eksi aasta vanematega ja MM-il selle ma ei taha valetama hakata. Ma arvan, et seal 13 või midagi sellist. Okay. Nii, aga siis tulid need ilusad aastad, 2007 EM kuld omaajaliste seas ja 2008 veel Hollandis MM kuld. Ütle päris ausalt, kas sel hetkel hakkas nii-öelda jalad maa pealt tõusma ka vabal ajal juba õhku või te säilitasite kaine mõistus ja saite aru, et palju tööd on veel teha? Ei no, vanus oli selline, et kus need jalad siis siia maa peale jäävad. 17-aastaselt Euroopa meister, ikka käid nina püsti ja rinde ees. Aga ei, pigem oli jah, see 2007 aasta see võit oli siuke, et kuidagi siuke emotsionaalselt ja oli nagu siuke vägevam. Et kui 2008 see MM tuli, siis ma ei tahaks öelda, et see oli nagu siuke loomulik edasiminek, aga pärast seda MM-i oli siuke eufooriat oli natukene vähem. Et seal võib-olla peeti meid favoriitideks või mis iganes seal mõjutas, aga me olime suht enesekindlad terve tolle turniiri jooksul. Ja. Ma vaatasin neid MM-i tulemusi, te vist kaotasite kogu turniiri peale 7 mänguga ainult ühe game'i ja finaal oli ka selline, mõlemad game'id võitsite 4-5 punktiga, et ega seal tundubki siuke tavaline jalutus kõik pargis 2 Eesti mehe jaoks, et võitsime ära. Seal poolfinaalis me poolakatega rapsisime natukene, aga see oli ka meie enda rumalusest, aga finaal usakate vastu oli jah, siuke läks hästi. No ma vaatasin, et ameeriklased vähemalt kuskile väga kaugele lõpuks ei jõudnud, et te jõudsid oluliselt kaugemale lõpuks võrkpalluritena. Jah, nad vist, ma pärast mõned aastad hiljem veel suhtlesin selle ühe mängijaga, siis ta mängis seal kolledži tasemel USAs, aga minu teada nad lõpetasid ära mõlemad. No mis teile edu tõi siis? Kas te olite natukene ka, ütleme, teistest füüsiliselt võimsamad või te olite lihtsalt nii osavad ja ütleme, nii hästi sobisite kokku, et Oliveri näol oli selline pikk mängija, kes blokis hästi tegutses ja sina olid siis kaitsespetsialist? No eks siin on kõva osa on kindlasti Raineril ja üldse me saime ju trenni teha tollel ajal juba Kristjani ja Rivoga, kui ma ei eksi. Et meil oli päris kõva nagu see sparring oli taga ja võib-olla kindlasti need mängisid rolli. No, lisaks siis veel Olku oli alati üks pikematest blokeerijatest, seal üks hollandane vist oli pikem, kui ma eksi. Ja jah, kuidagi see klapp nagu toimis. Ja. Kuidas teil trennis Kristjani ja Rivoga vahekord oli siis tollel ajal 2007-2008? Selle ma jään sulle võlgu, ma tõesti ei mäleta. Jah. Tõesti ei mäleta. Eks seal, Kristjan oli alati siuke, mäletan, et Kristjan tuli ükskord trenni. Kõik sõrmed olid ära teibitud siit, kõik lülid. Ma küsisin, Kristjan, mis juhtus, et täna läheb laksutamiseks? Kas sa oled selle endale ka üle võtnud, selle kombe? Ei ole. Selge. Laksutada mulle meeldib, aga teip mulle väga ei sobi.
palju sa nüüd mäletad seda Rivo ja Kristjaniga koos treenimist? Kas sealt nagu andis ikkagi õppida ka iga trenni pealt? Ja, kindlasti. Rivo oli alati plokis, oli siuke, ta ei olnud nagu siuke, kes võttis hirmsasti blokke, aga ta oli nagu korrektne, ta suunas. Siis kui mina Rivoga mängisin, siis temaga oli lihtne mängida selles suhtes, et ta ei teinud kunagi midagi üle liia, aga samas ta ei teinud ka midagi valesti. Et ta nagu pigem suunab ründajat kaitse poole kui see, et ta ilmsesti seal midagi kahima hakkab. Ja no teisalt Kristjani see mängu lugemine, see on siiamaani minu jaoks on täiesti müstika, et ta on ikkagi intelligent ja loeb seda mängu ikka nii hästi, et sealt oli alati kõvasti õppida, jah. No aga nüüd me tuleme selle põhiküsimuse juurde. Kui te olete 2 aastat järjest omaealiste tiitlivõistlused pannud kinni, siis mille pagana pärast rannavõrkpalluritena kohe profiks ei hakanud ja edasi ei hakanud tegelema sellega? Minul oli see huvi olemas, aga Olkul oli tolleks hetkeks oli juba meestekoondis peale surumas ja siis ta tegigi valiku saalikoondise, saali võrkpalli peale, jah. Et see ei võimaldanud siis enam suviti seda rannavõrkpalli mängida. Aga Olku tegi õigesti, sest ta ju seal saalikoondises avanes, järgmine aasta läks kohe sinna ACH Bleedi, seal tegi väga hea hooaja, sealt tal see karjäär sai nagu kõva tõuke. Et sul mingit pettumust ei olnud, et ta nii otsustas? Eks ikka natukene oli, et mis siin kõik saada oleks võinud, et mitu tiitlit oleks veel tulnud, aga lõppkokkuvõttes on ikkagi tuleb ju tuleviku peale mõelda, et siin ei saa ju emotsiooni najal neid otsuseid teha ja peab nagu pikemat perspektiivi silmas pidama. Kas ütleme, sina ise ju siis ka sellest Oliveri otsusest lähtuvalt jätkasid ka ikkagi saalivõrkpallurina veel mingi aja? Jah, siis ma vist oligi äkki minu esimene aasta pereleivas, kui ma eksi. Või ma juba olin pereleivas. Ühesõnaga, ma veel suviti mängisin. Ma mängisin ühe suve, mängisin Martin Ruuliga. Siis Eestis mängisin Margo Arakuga. Et suviti sai ikka toksitud, jah. Kas ütleme Tartus, kui sa esimese hooaja pereleivas tegid, siis sa ikkagi põhimees veel ei olnud, et see rannavõrkpallist tulnud oskused, need ikkagi saalis ei kajastunud veel või? Ei, jah, siis ma olin, ma ei mäletagi, 16, 17 vist, jah. Et siis ma olin pigem see 4. nurgaründaja. Selge. No, mida sa... Me oleme isegi Andresega siin ühe turniiri mänginud Pärnus koos. Ma just tahtsin küsida, et Andres, kuidas sulle, Krista, kui noor rannavõrkpallur ette tuleb, aga ma saan aru, et te olete lausa koos mänginud, räägi sellest. Siis vist enam ei olnud nagu nii noor äkki, või? Ma ei tea, kui vanad me olime siis. Me olime, jah, äkki oli isegi 20 pluss seal. Ja, siis sai ühe sinna Pärnu etapi mängitud, et... see oli, Vessa oli vigastatud. Vessa oli vigastatud ja ma küsisin veel Vessa käest, kas ma võin Natsiga minna mängima. Vessa ütles, muidugi mina, kui kaotate, siis häbi sulle, et peaksid igal juhul võitma. Ma ei mäleta, kuidas meil läks seal väga vist. Ma ei mäleta, ei tea. Ega see nagu treenituse pealt minek ei olnud, pigem oli see siuke võib-olla Pärnu laagris oleku ajal siuke õhtu grilli tagant otsustatud, et lähme, et ega see siuke lihtne turniir ei olnud tõenäoliselt hommikuti. Et seal oli kindlasti siuke võrkpalliseltskonnas väga kaua ööni oldud üleval ja siis lihtsalt mängitud, et ega siuke tõsine sportimine ei olnud, aga ma mäletan, et Kristal oli siis, kuna ta tundis nagu veits vastutust ka, et kuna mina ei olnud see aeg vist üldse nagu, ma ei tea, kus ma üldse rannast teinud õieti. Ma tean, et tal oli hirmus vastutus, nii et iga kord, kui isegi ma mingi vea tegin või midagi, siis Kristo ütles kogu aeg, ei ole midagi, minu viga. Ja, ma tahtsin täpselt sama asja rääkida just. Et mulle hakkas juba nagu kummitama ja siis ma läksin juba mingi hetk natuke närvi, et kuule ei, nüüd aitab, ei ole kellegi viga siin, et mängime rahulikult, nii tuleb, mis tuleb, ei ole siin mingit. Aga see oli jah, Kristal vahepeal mingi komme see öelda, et see minu viga on, et siis
aga ei, see oli väga tore. Me oleme niisama trenni ja kõike muud teinud ka, mänginud ja väga ei ole nagu koos vist. Ja see ongi vist ainuke turniir. Kas me noorteklassis ei mänginud mingit asja koos? Ei, ma mängisin Juhkamiga. Sa mängisid vist Juhkamiga, jah? Puuga mängisin, jah. Nii. Et ühe korra me oleme mänginud vastamisi, siis oligi äkki siis vaata, kui see Juhkami ja Vantsi läksid, kas see oli karikas või Eesti meistrikad, kui nemad olidki siis seal Ukrainas EM-il samal ajal ja me olime finaalis vastamisi. Minu Olku vastu või? Jah. Võis olla küll, jah. Ja me mängisime Järveküljega, et siis seekord veel ma võitsin. Sa mainisid Rainer Vassiljevi rolli selles sinu ja Oliveri maailmameistriks tulekul. Kas te ikkagi tegite siis päris tõsiselt juba trenni ja ütleme, kui pikk see periood oli, mil te trenni saite teha? Kas see oli ikkagi suvel enne neid tiitlivõistlusi või te tegite ka talvel natuke midagi juba? Ei, too oli ikkagi puhas siuke saalrand, et lasid 8-9 kuud saalis ja siis panid 3-4 kuud randa peale. Et seal, nii kui saal läbi sai, siis ma ei tea, kas nädal aega oli võib-olla seal väike pausikene ja siis kupatati juba randa olega, jah. Et Raineril oli nagu alati see treeningplaan ja sparring ja kõik asjad oli nagu ette taha ilusti ära tehtud, jah. Kas te Oliveriga vaidlesite ka vahel väljakule? Oi jumal, väljakul ja väljaku väliselt ja kus me ei vaielnud. Aga Oliver tundub nii rahulik tüüp ju. No aga mina ei ole rahulik. Ei, meil oli ikka neid sõnelusi ja kõige ehedamalt ma mäletan, oligi see aasta vanematega Seal me kaotasime. See võiski olla pääsu eest veerandfinaali mäng. Üks Austria paar oli vastas. See üks mängija mängib siiamaani Austria liigas ja rannavõrkpalli ka. Ja teine oli, ta oli lühem kui Rait Rikbergna. Ta oli ikka väga väike mees. Ja me saime ilge ketuke sealt. 21-7 oli teine game, kui ma õigesti mäletan. Ja siis me tülitsesime kõvasti. Sest mängisid, too mäng isegi mängiti Olku peal. Tavaliselt ikka kiusati mind. Mängiti Olku peale ja Olku lõi, see väike jupat, see passis seal kaitses kogu aeg, tassis kõik üles ja saimegi tappa. No siis me tülitsesime platsi peal, siis me tülitsesime platsi väljas ja see asi vist, me kõndisime niimoodi, et pärast mängu üks läks vasakule, teine läks paremale. Ja see vist kulmineerus sellega, et Rainer võttis meid kokku ja tegime nagu siukse kolme vahel siukse koosoleku, et asi lõppes sellega, jah. Aga rohkem selliseid suuremaid tülisid Molkuga meil ei olnud väga, jah. Okei. Aga kui me siin saate esimeses osas oleme ikka keskendunud rannavõrkpallile, siis mingil hetkel sa tegid otsuse uuesti rannavõrkpallile veel rohkem keskenduda ja siis oli vist paariline ikkagi juba Rivo või? Jah, Rivo tegi pakkumise, et kas ma tahan proovida ja ega ma seal kaua ei mõelnud seal põhimõtteliselt päeva pealt, et proovime. Mida see pakkumine tähendab rannas? Kas see tähendab, et Rivo ikkagi pani sulle mingid numbrid ka kuskile sinna paberi peale kirja, et sellega võib teenida ka või see tähendas puhtalt seda, et ainus raha, mis tuli, oli auhinna fonda? Ei, see oli põhimõtteliselt EOK, see on sama, mis Kusti ja Mart saavad praegult, et see aga kui nagu finantsiline pool välja jätta, siis pigem oligi see pakkumine see, et Rivo tahtis nagu täis profi mängida, et septembrist alates, september on liialdus, ütleme seal oktoobri lõpp, novembri algus, et sealt alates siis täis rand ja teeme täis tuuri kaasa ja et siis oleks nagu saalivõrkpallile vaja paus tõmmata. Kas see oli sinu jaoks selline suur siis lootus jälle, et äkki ikkagi see rannavõrkpalluri karjäär õnnestub teha, ütleme need asjad ära, mis sul Oliveriga jäid tegemata, kuna Oliver tegi teistsuguse valiku? No ma olen alati öelnud, et rannavõrkpall on minu jaoks natukene südamelähedasem võib-olla, et ma naudin seda liiva ja päikest ja eks kui vihm on, siis ma muidugi mõtlen, et tahaks saali, aga ma ei ütleks, et see oleks nagu mingi jätk olnud sellele või et nagu midagi jäi tegemata, aga Rivoga meil olid plaanid ja unistused, mis me mõlemad tahtsime nagu täide viia ja kuidagi need mingil määral klappisid ja
Eks me proovisime ka seda olümpiapiletit ja noh, kõiki siukseid asju. Oli palju häid ja halbu aegu, aga jah, ma tollel hetkel mõtlesin, et ma tahaks ikkagi proovida veel. Jah. Kuidas sa kokku võtad selle Rivoga koos mängitud aastat? Kas te oma potentsiaali realiseerisite ära, oled sa tagantjärele suutnud seda mõelda või teil jäi ikkagi mingitel põhjustel palju asju veel saavutamata? Mina arvan, et me ei realiseerinud oma potentsiaali ära. Et seal oli päris palju oli minu taga, sest kui ma praegult võrdlen, kui vana ma olin siis 22, 23, mis iseenesest võiks füüsiliselt juba olla selline aeg, kui nagu on jõudu ja rammu, aga kui ma praegult võrdlen ennast tolle ajaga, siis need vahed on päris suured füüsilisest seisukohast just. Et ma arvan, et mina oleks saanud kõvasti juurde panna, aga üldpildis noh, jäi ruumi, ikka kindlasti jäi ruumi. Tead, ma ei suutnudki välja otsida või leida, et mis teil koos see kõige parem turniir või kõige parem tulemus oli. Äkki mäletad ise täpselt seda öelda? No, kõige parem oli 5. koht Anapa Openilt. Et seal ma mäletan, mängisin pääsu eest poolfinaali. Rivo, kas Semjenov mängis juba Krasilnikoviga minu arust? See praegune, see Stojanovski pariline. Ja poolfinaalis saime 2-1 tappa veel. Meil oli 13-11 oli Mäkkees või 12-10. Ma sain kaitses kätte, Rivo tõstis. Ja mul oli juba välja mõeldud, mis ma teen. Ja Rivo ütles, tühi, löö! Ja siis mul tõmbas krampi ja ma lõin ja ma eksisin ja oli 11-12. Tulid ühega järgi ja siis me saimegi peksa selle 3. game'i. Et jah, too turniir on tulemuse poolest kõige parem ja olime väga lähedal sellega poolfinaali jõudmisel. No kuna sa oled vist ainus Eesti võrkpallur meestest vähemalt, kes on mänginud nii saalis kui ka rannas Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril, siis sa võib-olla oskagi paremini öelda, et kui suur vahe nende alade vahel ikkagi on nii siis mängulise poole osas kui ka just vaimselt, et sul on väljakul 2 mängijat, mitte ei ole tervet võistkonda? No vaimselt see on jällegi nii ja naa. No, üks asi on see, et vaimselt sa tõesti oled kahekesti rannas, et siis on sul survet nagu rohkem, aga teisalt publikut on kindlasti rohkem saalis, et kui sa ikkagi Poolas mängid seal 12 000 inimese ees, siis on see nagu teistsugune surve, et see kontrast nagu minu arust nii suur ei ole, aga kui nüüd neid kahte omavahel võrrelda nii taseme või nagu siukse korralduse selle poolest, siis tollel ajal, kui meie Rivoga seal EM-il käisime, siis see asi nagu liikus aastalt professionaalsemaks. No meie Rivoga käisimegi kahekesti, seljakott seljas, raamat näpus, käed taskus ja läksime. Aga brasiilastel ja seal teistel hakkasid juba seal tekkima ikkagi delegatsioonid ja oli seal statistikud, treenerid, kes iganes. Et me olime siuksed põlveotsast mehed rohkem. Et nüüd ma ei tea, kuidas see olukord on, aga ma pigem arvan, et rannas ka see asi on ikkagi väga-väga professionaalseks läinud. Et jah, et siin tollel ajal, kui meie Rivoga mängisime, et siis veel võib-olla natukene kannatas seda põlveotsast asja ajada. Sest me vahepeal ju Tallinnas tegime kahekesti trenni ja siis tuli seal, kes iganes seal meile palle ette lõi, et saaks natukenegi mingit nagu tuleks pall tagasi. Akse on meil, Argo Arak on meil abis käinud ja et jah, selles suhtes, et Eestis nagu treenimise koha pealt oli päris keeruline ja ilmselt see jättis ka oma siukse jälje kogu kupatusele. No Rivo on ise öelnud ja me kõik teame seda, et kui ta Kristjaniga mängis, siis ikkagi Kristjan oli pigem selline siis vaimne pool või kes juhendas ja otsustas. Kas teie puhul oli siis need rollid olid ära vahetunud, et selleks ajaks ikkagi Rivo kui kogenum mängija oli võtnud selle rolli endale ja temast lähtuvalt siis te kõiki neid plaane ja asju arutasite? Jah, see oli tõesti nii, et eks ole ka nii, meil Rivoga on päris palju aastaid vahet, et mina olin tollel hetkel noor nagaman ja Rivo oli juba olümpial käinud ja kõvade kogemustega. Et ma pigem olin see õpipoisi rollis, et ma kuulasin ja õppisin Rivo pealt. Ja. Kui karm ta oli sellise õpetajana ja kaasmängijana? No, kuidas nüüd öelda? Eks meil oli omad nagu halvad ja head ajad, et eks kui sa oled inimesega,
Rivo oli minuga koos rohkem kui oma väikse tütrega, et see pahatihti hakkab nagu üksteisele nagu mõjuma ja seljas elama aga ei, Rivo on nagu siuke alati hästi mõistlik ja vastutulelik olnud, et ta kuulab nagu sind ka ära, olgu su arvamus vale või õige, et ta ütleb selle välja, et on otsekohene aus ja ei olnud hullu. Aga ütleme see, et temast täna on saanud maailma parima paari üks treeneritest, on see sinu jaoks üllatav või pigem tolle kogemuse põhjal võiks seda juba eeldada? Ei ole absoluutselt üllatav. Ma mäletan Stojanovskit esimest korda trennis Tais. Kui ta sinna tuli, siis Rivo juba võttis, vaatas, et pikk poiss ja võiks proovida. Stojanovski isa oli ka seal meiega koos ja oli ka siuke rannavõrkpalli huviline, et ta teadis täpselt, et poissi võiks nagu suunata sinna. Ja see oligi 2012 aasta, kui ma ei eksi, kui seal Tais laagris sai esimest korda seda Stojanovskit nähtud ja Rivo juba siis hakkas teda vaikselt koolitama. Ja pärast seda me tegimegi Stojanovskiga põhimõtteliselt enamus ajast trenne. Kas ta oli siuke koordinaator alguses oma pika kasvuga või oli ikkagi selline plastiline kohe või? Ta oli võrdlemisi plastiline, jah. Eks tal need oma tehnilised nüansid on, tal siiamaani hüppab see parem jalg ees aga tal on võimu nii palju, et neil oli vist, kui me eksis, Rivo kunagi rääkis, et neil oli väga hea füüsise treener olnud, mingi kergejõustiku treener või midagi sellist. Et nad trennid olid väga karmid olnud ja füüsiliselt on see Stojanovski, ma arvan, üks parimaid mängijaid praegu maailmas. Kas nüüd sel suvel, kui me tänasesse päeva tuleme, peaks mingi võistlusmoment tekkima, siis sa oled väljakul? Jah, kindlasti. Eestis? Jah. Ja paariline? Ei ütle. Aga on selge see juba? No pigem on. Kas see on üks mees, kes võib-olla sügisel on Poolas oma tegemistega? Ei kinnita ega ei lükka ümber. Kas seda, et ta on Poolas, sa ei lükka ümber sügisel või seda, et see on see, kellega sa mängima hakkad? Timo Tammemaaga ma ei hakka mängima. Minu küsimus veel siit lähtuvalt on see, et kas sa oled mõelnud mingil hetkel veel rannavõrkpalli juurde tagasi tulemisest või sa oled oma otsused teinud, sa oled saali võrkpallur kuni karjääri lõpuni? Ei, ma ikkagi tahaks millalgi, ühesõnaga oma karjääri ma tahaks lõpetada rannas, aga see kõik sõltub, kuidas keha vastu peab ja vigastusi, mul on siiamaani tui, ei ole väga midagi hullu olnud. Et pigem jah, et kuidas see füüsis vastu peab. Kui kannatab, siis kindlasti tahaks korraks proovida, et vaatame. Aga kui nagu need valulikud on olnud sinu arvates need saalist randa, rannast saali, et kumb nagu lihtsam on? Sa mõtled nüüd seda pendeldamist või? Jah, seda pendeldamist ja näiteks ka hooaja, nagu ütleme, et kui sa mängisid siin mingi hooaja niimoodi, et tegid rannas ära, et kas randa minek on keerulisem või pärast rannast saali minek on keerulisem, et kumb sinu jaoks? Minu jaoks oli alati lihtsam saalist randa minna, sest saal on siuke plahvatuslikum, järsem, et seal liiva peale minek kuidagi sa tundsid veel seda võimu, et liiv natukene muudab seda õlga aeglasemaks, hüpet aeglasemaks, et liiva pealt saali minek oli minu jaoks natukene keerulisem. Nii et sa pead siis Oliveri ikkagi saama nõusse, et kui sul on plaanis veel karjääri lõpu aastatel mängida, et Oliver ka oma plaanid teab seada. Veteranide 35+. Eks me siin õlleklaasi taga ole seda arutanud ka põgusalt, aga vaatame, ma tahaks loota, et sinna on veel üks 6-8 aastat aega. Selge, aga väga hea, võtame saate esimese osa kokku, rannavõrkpallist on räägitud, teeme vahel ära küsimusmängu ja siis läheme juba saalivõrkpalli juurde. Küsimusmängu toetaja on teamshield.com, oma disainiga spordi- ja vabaaja riided. Ja kätte on jõudnud siis seekordse küsimusmängu aeg ja ütleme nii, Andres, et oleme me mõlemad seda saadet juba päris pikka aega teinud ja üsna huvitav olukord on seekord meil tekkinud. Küsisime siis, mitmel tiitlivõistluste finaalturniiril käisid Eesti saalikoondised ajal, mil Tarvi Pürn, meie eelmise saate külaline, oli Võrkpalliliidu peasekretär. Ja see õige vastus on 5. Meie rahvusmeeskond 3 korral 2009, 2011 ja 2015 käis siis EM finaalturniiril. Meie juunioride koondis pääses 2013 MM finaalturniirile ja meie U19 tüdrukud korraldasid 2014 aastal Tartus EM finaalturniiri. Aga
kõik need inimesed, kes meile vastasid, ei lugenud küsimusest läbi seda, et noorteturniirid on ka meil arvesse võetud. Nii et ei saanud ühtegi vastust, mis oleks 5. Aga nagu me oleme toonitanud juba pikka aega, see ongi selline kodukootud saade ja kui ei ole ühtegi õiget vastust, siis lihtsalt ei ole. Läheme eluga edasi ja jätame selle särgi kunagi tulevikuks varusse ja küsime siis uue nädala küsimusi ja ma ütlen Kristole juba tänud ette, et sa sellise küsimusega meid oled kostitanud. See annab võimaluse vastata ka nendele, kes ei tea võrkpallist mitte midagi ja annab tõesti sellise ka lõbusa tooni sellele küsimusele ja loeme siis selle ette. Kristo ei saanud noorena minna C-klassi karikavõistluste kvalifikatsiooniturniirile ja meie küsime, miks ta puudus sellelt turniirilt. Ja me oleme pannud ka 4 vastusvarianti kõigile kuulajatele, üks imelikum kui teine ja alustame esimesest. Tal oli luulevõistlus samal ajal. Teine variant, ta käis rahvatantsu võistlusel samal ajal. 3. ta käis indiaka võistlusel ja 4. ta käis kabadi võistlusel. Ma ei tea, kas rahvatantsus võistlusi on, aga ühesõnaga variandid on luulevõistlus, rahvatants, indiaka ja kabadi. Palun, Kristo, selgita natukene kabadi olemust. Minule see sõna ja asi tuli esimest korda ette. Seda on väga raske sõnadesse panna. Ma soovitan kõigil kuulajatel YouTube'is need videod järgi vaadata ja siis seda saab ka vabas õhus teha. Palun praegult jälgi seda 2+2 reeglit. Kui ei saa, siis ei saa, kannatage, aga ühesõnaga ma soovitan kõigil seda mängu järgi proovida. Ja sina oled proovinud? Olen proovinud. Selge. Järelikult me ei saa välistada seda, et see on õige vastus. Väga hea. Igatahes info@võrkpalli24.ee on see emaili aadress ja võrkpalli24 Facebookile sõnumid teine koht, kuhu need vastused saab saata. Ja läheb siis seekord meil loosi nii Team Shieldi legendide võrkpallisärk kui ka Kristo mängusärk tänavusest hooajast Galati võistkonnast Rumeeniast, millega siis sai ka tuldud Rumeenia meistriks. Nii et väga väärtuslikud seekord auhinnad ja proovige nüüd seekord, head kuulajad, ka tõesti siis küsimusest aru saada. Ei pea neid kõiki 4 vastusvarianti üles lugema, vaid ainult see õige ja siis on ka võimalus võita 1-2 särgist. Kristo, on sul veel midagi lisada siia või läheme edasi? Otseselt ei ole. Nii palju mina lisan, et Kristo siis see mängusärk läheb nende vahel loosi, kes arvavad ka ära, kuidas tal seal võistlusel läks, et mis tulemusega ta sealt koju tuli. Nii et laseme kõigil seda arvata ja läheme ise siit saate teise osa juurde. Nii, Kristo, sinu saalivõrkpallikarjäär on ikkagi tänaseks päevaks juba umbes sama pikk olnud kui see rannavõrkpallikarjäär. Oled sa vaheldumisi neid mänge mänginud. Kas saalivõrkpalli on sul aastatega ikkagi hakanud üha rohkem meeldima ka või? Jah, see oli siis, kui Gianni helistas mulle ja koondisesse kutsus, et tema andis nagu uue hingamise minu sellele saalivõrkpallile. Et eks ma seal Šveitsis mängisin ja esimene välismaa aasta kõik uus ja huvitav, et oli tore, aga pigem ma ütlen küll, et Gianni oli nagu see mees, kes suutis nagu suunata siia saalivõrkpalli poole veel rohkem. Mis aasta see oli? Jumal küll. Enne Šveitsi, mul enam nii täpselt need koondise aastad sul 2017. 2017, sa olid siis Šveitsis esimese aasta ära teinud? Jah. 2016-17 olin ma Šveitsis. Jah. Tuli see üllatuslikult, et Gianni sul helistas? Ei tulnud tegelikult, sest ma olin temaga kontaktis tegelikult juba aasta varem. Et kokkulepe oli selline, et juhul, kui neil on kedagi vaja, et kui keegi vigastab, siis mina oleks nagu see lisamees. Aga jah. Räägi seda... Ikka meil Eesti võrkpallis ei ole nagu probleemi väga olnud, et mängijad ei tahaks tulla koondisest, et pigem kui on keegi eemale jäänud, see on vigastus või erimeelsused treeneriga, aga kõik on tulnud. Kuivõrd karm see tegelikult on, kui sa lõpetad klubihooa ära ja sul on sisuliselt kohe algamas koondise suvi, mis võib minna teinekord sinna septembri lõpuni? No eks see jälle sõltub, et kellel siin pered on, lapsed on, et eks neil ole kindlasti raskem, aga minul siin nagu selliseid takistusi ei ole olnud ja pigem ongi see, et saad oma selle 3-4, võib-olla 5 päeva ja see tekib see isu päris ruttu tagasi, et tahaks mängida. Et minu seisukohast rääkides, et ei ole nagu konkreetselt
võib nagu otse minna. Seda tegelikult lihtsam on, et kui see õhk vahele tuleb vahepeal, siis on jah päris raske uuesti liikuma saada, et see siuke tegelikult ongi, et see siuke 4-5 päeva, see on siuke suht vastik, et sa nagu korraks suudad jalad kuhugile seina peale panna, aga siis samas on uus minek ja kõige hullem on see, et sa ei hakka kunagi ju koondises, et selle sama hooga nagu siis kohe pallitrenne tegema, et noh, üldjuhul, kui sa klubist tuled, kuskil hea vorm on, siis hakkad uuesti põhja laduma, et see on see nagu siuke nüritöö, et mida eriti keegi ei oota, aga samas on nagu vajalik. Ja see on siuke klassikaline 3. päeva vaikus, et kus enam mehed ei taha ja ei jaksa rääkida, et ainult hoigad oma lihasvalu käes. Aga enne veel, kui tulid koondisajad ja kui tulid välismaale siirdumise ajad, siis me kõik mäletame ühte väga ilusat peapuudet. See oli Tallinna Tehnikaülikooli spordihoone, see oli siis Balti liiga finaal ja mul on täna tõesti õnnestunud 2 väga head meest, kes väga lähedalt nägid seda kõike siia saada. Andres, esiteks tuleb sul meelde, kus sina tol hetkel olid, kui Kristo selle finaali siis otsustava punkti peaga tõi? Mina puutusin enne seda välja, et see oli minu plokk. Jah, nii ta täpselt oli. Kas sul on jäänud kuidagi midagi sedasi kripeldama ka sellest plokipuutest, et oleks saanud need sõrmed kuidagi teistmoodi üle võrgu toimetada või? Ega see oli, kui ma tegelikult mul ei olnud väga pikalt nagu meeleski siuksed halvad asjad kipuvad kiiresti ununema või tekib peas mingi plokk, et ei taha meenutada, aga tegelikult, kui ma nüüd olen see aasta millalgi, ma just siin jagasin seda videot või keegi jagas sinna, siis ma vaatasin üle, et ega tegelikult oli selgelt näha, et ma viimasel hetkel sinna nagu arvan, et piiri lööb ja kui võib-olla seda Kristo pead seal ees ei oleks olnud, siis see pall oleks ka võib-olla auti põrganud, et see, et ta nüüd Kristot puutus, nagu oli tore, aga et see nagu nii kehvasti puutus või nii hästi puutus, et loomulikult ega sellest ühest punktist valusam on, ma arvan, see kogu see mäng meie jaoks, et me olime vist päris pikalt ees ja see oli nagu suht meie võtta seal minu meelest see mäng, aga Tartu poisid tegid oma ära ja et Kristo sai au ja kuulsust sealt kõvasti. See oli päris lahe lõpplahendus sellele, et ükskõik kui karmilt see meie jaoks nagu lõppes. Ja huvitav ongi see, et ega keegi täna enam 6 aastat hiljem, kes nüüd otseselt seal ei olnud nii osaline, ei mäleta, kuidas see mängu kulg oli. Kõik mäletavad seda viimast pallivahetust. Kristo, kuidas sina mäletad, kas ikkagi pea sai sinna ikkagi kindlasti meelega pandud, et ei lähed auti plokist, vaid teeme huvitavamaks ja paneme peaga sinna keset vastaste väljakat? Ei, muidugi, ma teadsin, esiteks ma teadsin, et Andresele meeldib seda piiri loopimist teha, seda ma olen omal nahal tundnud ja on kõik paljud Eesti võrkpallurid seda tundnud omal nahal. Ja teiseks mul oli ikka välja mõeldud, et Ojamets veel joonistas ka, et Kollo, et piir pannakse kinni, jätta pea ette ja läks. Kas see oli sinu senise võrkpallikarjääri kõige selline erilisem hetk ikkagi või? Emotsionaalsem, eks siin on neid emotsionaalseid võite ja asju on ikkagi üht-teist ette tulnud, aga kindlasti üks meeldejäävam, jah. Okei. Kas sa ise nagu said kohe aru, et mis oli juhtunud ja mis hetkel see kõik oli juhtunud või jõudis see hiljem nagu kohale või? Ei, pigem vist ikka kohe, jah. Et selliseid jaburdusi väga tihti ei juhtu, et jah, pigem sai kohe nagu jõudis kohale. Kunagi hiljem sa peaga ühtegi punkti mingis mängus või enne noorteklassis kuskil ei olnud toonud? Šveitsis tõin ka üks aasta ühe. Samamoodi või? Samamoodi, jah. Kas see on video peal ka? Ma peaksin uurima, aga pead ei anna. See oleks ju päris siuke ilus meenutus, kindlasti eriti Andresele. Jah. Ei, selliseid asju nagu tegelikult nagu ikka vahest juhtub küll võib-olla pea või õla või ma ei tea, jalaga, aga just, et see on nagu nii tähtis nagu mäng, et oleks ikka veel, ma ei tea, 3-0, aga see oli ju meil oli võimalus natuke seal nagu tagasi tulla veel ja nii edasi, ja just see meistritiitli punkt nii-öelda, et selliseid asju nagu ei juhtu eriti. Aga Kristo, kui me seda Tartu aega kokku võtame, kes sinu jaoks kõige mõjutavam treener sellest perioodist oli? Kas ikkagi Vassiljev, kuna sa temaga oled nii palju kokku puutunud?
No Rainer on üldse minu võrkpallikarjääris on tal väga suur osa, et olime ju Šveitsis koos, Tartus koos, Rannas koos, noorteklassides koos, et kui ma peaksin välja tooma mingit treenereid oma elus, no eks kõik on kindlasti oma jälje jätnud, aga noh, alati on see esimene treener, siis on see treener, kellega sa kõige kauem oled koos olnud ja siis on see treener, kes on nagu tehniliselt või noh, Tom Gianni näide, et kes on siin nagu võib-olla lühikese ajaga väga sügava jälje jätnud. Oskad sa Gianni puhul midagi välja tuua? Jälle huvitav on alati küsida, et mida siis saab teha üks treener, mängija, kes on juba aastaid mänginud võrkpalli, mänginud veel rannas, mänginud saalis, tundub, et ta justkui ju peaks kõike teadma võrkpallis. Mida ta teeb? On sul mingid näiteid, mis ta sinu puhul näiteks muutis? Ja ei, kindlasti. No üks asi on see vaimne pool, et kuidas ta nagu, treener peab olema mingis mõttes ka psühholoog, et ta jõuaks nagu selle mängija sisemusse ja näha, et miks mingid asjad juhtuvad, läbipõlemised, mis iganes seal ette võivad tulla. Ja teine asi on mingid tehnilised nüansid või mängustiil või mida sinu, ütleme, füüsiline võimekus siis nagu võimaldab, et kas sa peaksid olema ma ei tea, kaitsev, kontrolliv, võimas, kuidas sa lööma peaksid, et ta ütles mulle alati jah, et kui ma sinna läksin, ma olin hirmus siuke mees, kes tahtsid keset platsi seda palli lüüa, et ta õpetas jah, suunas mind nagu teistsugust stiili viljelema. Et sellest on kõva abi olnud jah. Selge. Kui me sellest esimesest välisaastast räägime, Schönenwerd, olgem ausad, Šveitsi liiga ja see klubi ise ju, kui ma õigesti mäletan, seal oli päris palju noori ja ta ei olnud selline täisprofessionaalne võistkond. Miks läheb üks mängija Eestist, Tartu võistkonnast, mis ju tol hetkel oli ka Eesti, ütleme, ikkagi üks paremaid klubisid ja professionaalne klubi, miks ta läheb üldse? Kas sa otsid ikkagi mingit vaheldust ja tundsid, sul on vaja midagi muud? See tase ei saanud ju olla ilmselt see otsustav moment? Jah, see oli kuidagi läbi õnneliku juhuse tahte, et selles klubis mängis üks rannavõrkpallur, kellega me Rivoga tegime trenni koos, Jan Schnieder, kes on ka päris kõva nimi rannavõrkpallis. Ja siis kuidagi sealt nagu hakkas see asi hargnema ja tegelikult esimene aasta meil oli väga korralik võistkond, meil oli ju Hispaania koondise diagonaal, Mehhiko koondise kapten, kes meil veel oli, üks veel mina ja siis oli Horvaatia koondise nurk. Meil oli 4 koondise mees pluss siis veel need šveitslased. Ja lõpuks me jäime 3., aga jah, tollel aastal ma ei ütleks, et see tase nagu nii kehv on. Seal on ikkagi, nüüd ta on võib-olla natukene langenud, aga siis neil oli see Amrisville, Näfels, need olid kõik väga okeid võistkonnad. Et kindlasti saab seda võrrelda Tšehhiga, sest Näfels võitis ju Karlo Varskot, kui Treial seal mängis ja ma ei ole nii kindel, et Šveitsi tase on nõrgem kui Eesti oma, et eks siin oleks päris huvitav näha, et Šveitsi tugevam klubi ja Eesti tugevam klubi. Aga kuidagi, kuidas ma sinna jõudsin, see oligi jah, läbi selle juhuse tahte, et ma tahtsin välismaale minna hirmsasti. Ja kuna see Jan Schnieder oli just lõpetanud oma saalikarjääri tolles võistkonnas, ta nagu teadis mind otseselt, siis ta soovitas mind sinna võtta ja mind võeti esialgu 4. nurgana sinna üldse. Ta oli mõeldud, et see Mehhiko koondise kapten ja siis üks kohalik mängivad või siis see Horvaatia, aga nii kui ma sinna Šveitsi jõudsin, olid asjad jälle teist rada. Et ja miks ma sinna läksin? Vaheldus kindlasti ja alati on see, ma ju mängisin Tartus 8-9 aastat. Et see keskkonna muutus ja vaheldus, see annab kõva tõuke nagu pika sammu teed edasi. Kas või selle esimese 2-3 kuuga sa nagu hakkad teistmoodi mõtlema, muutud professionaalsemaks, mis iganes nüansid siin juurde veel tulevad. Nii et see vastabki tõele, et ikkagi välismaale minek, kui sul ongi puhtalt see võrkpall põhiline asi, millega sa iga päev tegeled, sul ei ole seal sõpru, sul ei ole seal perekonda, sa tahest tahtmata muutud professionaalsemaks ja hakkad asju tegema paremini kui varem natuke. Jaa, absoluutselt, et igal juhul, kui on võimalus, siis tasub minna. See on nagu minu arvamus, et ma võib-olla omad, mis võib-olla kindlasti
omad võimalused magasin seal nooremas eas maha, et kui oleks võinud võib-olla selle sammu teha. Aga samas jah, et pigem isegi kui see rahasumma esimene aasta ei ole nii suur, siis alati, kui sa korra selle jala siin ukse vahele saad, siis edasi on sealt alati lihtsam liikuda ja tagasi võetakse siin niikuinii. Edasi tuli siis Mondovi. Tegelikult me võime Šveitsi teisest aastast ka rääkida, siis sa võtsid sinna paar eestlast ka kaasa, Rainer Vassiljev ja Indrek Verro. Siis oli vist vähe lõbusam ka, ma eeldan, seal Šveitsi mägede vahel. Jah, teine Šveitsi aasta oli, me tegime Raineri ja Indrekuga hästi palju individuaalset tööd, sest too oli siuke klubi seisukohast natuke ebaprofessionaalsem, et nad jätsid selle Hispaania selle Rocamora diagonaali ja rohkem välismaalasi ei võtnudki. Plakk oli ka meil, vabandust, Plakk oli ka korra see Hollandi koondise tempo. Fabian. Aga see... Ütlen vahel ära, et kõik, kui sa ütlesid YouTube'is, tasub seda mingit mängu otsida üles, mida sa kunagi mänginud oled, et teine asi, mida tasub üles otsida, on ikkagi Plaki serv seal Saku Suurhallis. Jah, see on ka päris hea. Nii, aga tagasi Šveitsi juurde. Jah, et siis klubi küsis mu käest, et nad tegid pärast esimest aastat, ma kirjutasin juba kas äkki detsembrikuus uuel lepingul alla. Ja siis nad küsisid ka kohe, et mis sa arvad, et kes treeneriks ja kas muuta. Ja algus ma ütlesin, et vaatame ära hooaja lõpuni, et kuidas meil läheb. Aga siis oli vist selge seal veebruaris või märtsis, et Šarko, see Makedoonia koondise treener, see läheb ära. Ja siis mul oli kohe vilksatas Rainer. Ja Rainer siis käis suvel nendega kokku saamas, kõik asjad klappisid ja siis Rainer võttis endaga veel Verro kaasa ja nii ta läks. Et jah, too oli siuke aasta, kus me Raineriga pallisaalis tegime hästi palju individuaalset vastuvõtutööd ja tehnilist siukest praaki lihvisime. Ja lisaks siis Verro jõusaal oli minu jaoks jällegi üle prahi. Mul on väga suur respekt Indrek Verro vastu, et kuidas tema kui hingega ta oli asja juures, ma kujutan ette, et tal ka ilmselt seal väga lihtne ei olnud see Šveitsi aasta. Ja kuidas tema näeb jõusaalis neid asju ja tema lähenemine mulle väga hästi sobis. Kas siis Fabian Plakk tänu Vassiljevi ja Verro treeningutele sai lõpuks nii heaks meheks või oli ta sel hetkel ka peamees? Võimu tal on, ta on päris tugev, aga mängutarkust ja sellist asja... Ja see Šveitsi aasta see oli tema jaoks väga lühikeseks, sest tal tekkis väsimus murdsääres ja lõpuks ta vist käis isegi opil sellega, pandi raud sisse sinna. Et ta vist oli kas 2 või maksimum 3 kuud ja siis ta oli kõik temaga. Aga kas nendest šveitslastest mingid mängumehi ei tulnud, kes seal Vassiljevi käel mängisid, need nooremad? Jah, üks mees on Saksamaal side praegult. Rottenburgis oli eelmine aasta, kui ma eksi, et nüüd ma ei tea, kus ta läheb. Selge. Aga edasi tuli juba Mondovi või kuidas see hääldus on Itaalias? Oskad sa öelda? Kõik kõlab hästi. Kõik kõlab hästi. Küll, aga ma tean, et ei kõlanud hästi päris hooaja lõpp teil seal. Te võitsite minu arust kas põhiturniiris oli Itaalias esiliiga ja lõpuks te, ma mäletan nüüd täpselt, aga väga kaugele te välja ei purjetanud. Mis seal siis seal lõpuks juhtus? Seal oli puhas siuke sisekliima ja sisepinged, et seal mängumeeste oskused polnud absoluutselt pistmist. Me oleks selle võistkonna võinud seal liiga ära võita seal rahulikult. Okei, mitte rahulikult, aga olid väga head variandid, ütlemis nii. Aga lihtsalt klubi esiteks, Treial on rääkinud sellest juba, et kuidas mängijatega koheldi ja treener oli karm, samas ta oli väljaspool väljakut, oli sõbralik, aga võrkpalli seisukohalt oli temaga raske ühele meelel olla. Ja siis kolmas asi oli see president, kes minu arust tegi kõige suurema vea. Me võitsime selle põhiturniiri ära, see oli 3 mängu enne põhiturniiri lõppu, mis oli tegelikult märtsi alguses juba. Märtsi lõpus pidi põhiturniir läbi saama. Ja pärast seda viimast mängu president tuli saali, ütles, poisid, super, palju õnne teile kõigile, väga hea töö, suur aitäh teile, aitäh, tšau.
ja kogu lugu ja see oli, ma arvan, et 2/3 meestest tõlgendasid seda, kui et hooaeg on läbi ja saab parem koju, sest klubi ainuke eesmärk oli esiliigasse püsima jäämine. Ja kuna me põhiturniiri võitsime, siis nende jaoks edaspidine ei omanud tähtsust. Aga ma mõtlen seda, et teil oli nii hea võistkond komplekteeritud ja ometi oli eesmärk ainult püsima jäämine. Nad olid siis valesti komplekteerinud, liiga head mehed astuda. Seda ma ei teagi, ma ei oska seda seisukohta selgitada, aga eesmärk play-offis midagi saavutada see ei käinud nagu, ei olnud kooskõlas presidendi soovidega. Ma ei tea, seal tekkisid rahalised raskused, tekkisid ka juba kas jaanuari või isegi detsembrikuus, et palgad hakkasid viibima, et ma ei tea, kas asi oli siis selles, et mida vähem sa play-offis mänge saad, seda odavam sul see hooaeg kokkuvõttes tuleb. Et äkki oli asi selles, aga ühesõnaga jah, play-offi esimene vastane, keda me ilmselt oleks pidanud võitma, seal löödi seal pikib päid ja jalgu meile ja saime koju ära. Kuidas seda mõjutati siis, et teil, ütleme siis ise kliima ei olnud nii hea, kas see tuligi siis ülevalt poolt treenerilt ja mingit presidendilt või ka meeskond ise sai aru, et meil polegi enam vaja midagi teha? Jah, pigem kui sealt ülevalt antakse vaata selline signaal, siis mängijad, sa võid ju öelda, et mis mõttes, et meie mängime edasi, aga alateadvuses ikkagi klõpsib, et saab parem koju ja milleks me rapsime, et niikuinii midagi meie jaoks ei muuda. Et jah, võib-olla see alateadvus siis tollel hetkel sai võitud, kuna seal oli päris palju noori mehi ka, siis jah, paraku läks nii. Kas palgad sa oled tänaseks kätte saanud? Palgad sain kätte, boonust on puudu. Ahaa, ja boonused oleks pidanud tulema siis selle põhiturniiri võidu eest või? Jah, seal oli üks boonus oli mul veel, aga see on lepingu sees. Aga sa veel võtad autoga reisi ette Itaaliasse, lähed neid välja nõudma või sa oled juba loobunud sellest? Ma tegelikult olen loobunud, sest me agendiga veel üritasime, kunas me üritasime, novembris eelmine aasta vist viimast korda, aga seal mitte keegi ei reageeri, ei vastata ka enam. Ja ma ei tea, kui tõene see on, aga ma olen seal Itaalia tuttavatelt kuulnud, et see Mondovi võib-olla paneb uksed kinni. Nii, aga jah. Et sellisel juhul neil ei ole nagu mingit põhjust, mingit heategevust teha nende boonuste näol, kui nad niikuinii uksed kinni panevad, et ma ei tea seda. Mind huvitab see juriidiline pool, et kui sul on ikkagi lepingus sees, me ei räägi mingist suusõnalisest kokkuleppest, vaid sul on lepingus sees mingi asi, mis sa peaks siis kätte saama. Kuidas on võimalik, et klubi, mis jätkab tegevust, okei, sa ütled, et praegu võib-olla lõpetavad ära, aga nad ikkagi jätkasid tegevust. Kuidas on võimalik, et nad ei maksa või kuidas see nagu juriidiliselt on tehtav? No seal on, Itaalias on selline reegel, et sa täidad hooaja lõpus ühe paberi, paned allkirja, et sa oled kõik palgad kätte saanud. Et kui klubil on midagi maksmata, siis föderatsioon kohe automaatselt sekkub, aga boonused ei hõlma seda süsteemi. Boonused on tegelikult puhtalt siuke omavaheline kokkulepe, et sa võid nende kallal jaurata kuskil, aga juriidiliselt on pigem nagu keeruline. Kas sa tagantjärele mõtlen, et võib-olla, ma küsin selle ära veel, et võib-olla sellepärast võtsidki või kirjutasidki lepingusse, et näed, sul on need ja need boonused, sa teadsid, et sul võib-olla palk on selle võrra väiksem ja boonusid nad niikuinii sulle plaani lõpuks kõiki välja maksta? Eks see boonuste süsteem on alati selline väike riski business olnud, et need boonused võivad jõuda ka sul 2 aasta pärast, et seda ei saa sulle mitte keegi kunagi kindlustada. Et jah, see on muidugi näiliselt on see mängijal alati on nagu kõva pluss, et sul palk on selline, siis sul on see boonus, aga mis siis nagu tegelikult lõpuks saab, et seda ei tea kunagi. Ja seal on siuke asi ka nende boonuste üldse, et ega ma tean, et julmalt kasutatakse vahest ka seda ära, et tagantjärgi eriti sellised, ütleme kriitilisemad klubid, et alati kuskil ei ole midagi kirjas, aga siuksed lihtsad asjad tehakse tagantjärgi, et ma ei tea, ei allunud normaalselt või ei vastanud kvaliteedile ja kõik siuksed asjad ja lõpuks, kui sa sellega nagu viitsid jaurad, sa võid võita kohtus, aga palju sa pead nagu selle jaoks ise raha kulutama, et nad loodavadki natuke sellele, et see lihtsalt ei lähe kohtusse, et kellel on aega, need võivad seal võita ja saada viiviste pealt ja muude asjade pealt ka kasu, aga see on nagu enda siuke närvi kulutamine ja lõpuks ongi, sa pead arvestama siis palju sul see raha õhus on ja kas see on seda väärt?
Kas sellepärast on siis Eestis nagu ikkagi hea mängida, et meil Eestis reeglina selliseid jamasid ei ole, et sa tead, et kui sa kuskil mängima lähed, siis sul ka need lepingu tingimused kõik täidetakse? Eks Eestis on ka siin ikka vahepeal mingid jamasid, aga eks see ongi täpselt see, et kes kui palju midagi räägib ja tõenäoliselt need summad ei ole nii suured või see jauramist ei toimu nii palju, et või isegi siis nagu saad hiljem natuke selle raha kätte, et teine asi on see, et Eesti on nii väike, et siin need võrkpalliklubid omavahel, mängijad omavahel, kõik saavad kõigiga läbi, kõik suhtlevad ja kui sa jätad endale halva märgi külge, siis on nagu päris keeruline sellest välja tulla. Seal Itaalias, kui üks mingi esiliiga klubi seal väike must lammas on selle maksmise poole pealt, siis tegelikult neid ei koti, nad lihtsalt võtavad järgmised mehed ja Eestis päris nii ei saa, et see võrkpalliturg ei ole selline. Nii, aga räägime nüüd Itaaliast kui võrkpallimaast. Kas sa seda ikkagi kogeda said seal esiliigas ka? Ma mäletan mingi Cristo Collo, mingi hea laul oli seal vähemalt tehtud, et see nagu näitas, et seal ikkagi esiliigas ka asja vastu tuntakse huvi. See oli jah, päris hea beat tehti. Aga ei, tegelikult mulle Itaalia see esiliiga, isegi liigana meeldis võib-olla kõige rohkem siiamaani. Et seal see meedia huvi, publiku huvi. Oligi meedia huvi? Ja see pärast igat mängu oli konkreetselt kaameraga, andsid intervjuud ja... See oli siis telemängud olid kõikidest teie mängudest? Itaalias on oma see leht, kus nagu kõikidest mängudest on niikuinii ülekanne, aga otseselt nagu teleülekannet seda ma ei tea, ma ei usu. Ma arvan, et nad kõik kasutavad seda rahvusvahelist, seda Itaalia lehte. Okay. Aga lihtsalt seal oli igal mängul oli kohustuslik see videocheck, saalid olid alati rahvast täis, siis meil seal, kuna meie see Cuneo see maakond või ma ei tea, kuidas seda kutsuti seal oli, meil läks kõige paremini, siis meie need itaallased käisid seal üle nädala, käisid mingis kohalikus spordisaates või mingis sihukest diskussioonisaates. Et seal nagu näidati hästi palju huvi üles ja samamoodi linnapildis Mondovi oli 25 000, kui me eksi elanikku, et seal tuldi ikka teretati ja see melu oli nagu lahe, jah. Mul tekkis, Krista, praegu üks väga oluline eluline küsimus, kui sa mõtled itaallasi, nad räägivad pool juttu ära ju kätega, et kui nad läksid raadiosaatesse, et kas sa kujutad ette, kuidas nad üldse hakkama said seal? Ma ausalt öeldes ise ei vaadanud kordagi ühtegi seda saadet. Aga ma ei tea, mina ei täheldanud seda käte vibutust. Eks endal jäi ka see lõpuks külge, kui ma sealt ära tulin. Mis asja sa räägid? Mis sa räägid? Aga ei, tegelikult see asi ei ole nii hull. Kuidas itaallased inimestena on? No meil oli seal kõva keelebarjäär võistkonnas. Et ma arvan, et seal üks 70% mängijatest kas ei julgenud rääkida või ei rääkinud üldse. Ja. Et seal oli üks 3-4 meest, kellega mina ja Treial siis regulaarsemalt suhtlesime. Ülejäänud oli nagu rohkem tagaplaanil. Aga itaallasi, meil võistkonnas oligi kahte sorti. Ühed olid sellised eriti heatahtlikud, südamlikud ja ausad ja teised olid need, kes näitasid, et on heatahtlikud, südamlikud ja ausad ja siis tegelikult ei ole. Aga kas teie siis itaalia keele mingid põhiasjad saite selgeks, et te võrkpallirennist saite aru või? Ja itaalia keel minu arust on hästi lihtne keel, mis ära õppida. Et kui ma tegin enda jaoks mingi sihukese otsuse, kuna seal oli päris palju negatiivset kogemust kogu selle klubiga, et ma ei taha Itaaliasse minna tagasi ja ma blokeerisin enda jaoks selle itaalia keele ära, et ma ei tahtnud seda vastu võtta. Aga kui nüüd rääkida konkreetselt itaalia keele õppimist, siis ma arvan, et see on 2 hooaega, siis peaks olema nagu täiesti suus. Selge. Nii, aga nüüd me tuleme siis lõppenud hooaja juurde, millest me saadet alustasime. Galatiga Rumeenia meistriks sa tulid. Vist, kui ma ei eksi, siis ainus Eesti võrkpallur, kes lõppenud hooajal ikkagi sai medali kaela. Kas medal on kohale jõudnud või? Ei ole. Ja ei tule ka või? Ei, ma tahaks loota ikka, et tuleb. Seal oli väike viivitus oli sellega seoses, et klubi president pidi allkirjastama föderatsiooni paberid, et kinnitada mingi hooaeg lõppenuks ühesõnaga. Klubi president on 60+ äkki vana ja ta oli siuke koroona selles ohutsoonis nii-öelda riskigrupis. Ja siis ta lukustas ennast majja seal
kuuks ajaks, et ta ei saanud neid pabereid allkirjastada, aga eile vist oli see ära tehtud jah, et ma loodan, et see medal ka jõuab. Oli see kuidagi mingisugune väärtus ka sellele medalile, et kui see hooaeg niigi jäi poolikuks, et siis vähemalt saad mingi autosu kätte või? Kindlasti jaa, sest nagu ma ühes intervjuus ütlesin, et Rumeenias on see süsteem, mängitakse natuke teistmoodi välja, et seal on iga mäng on lõpuks loeb. Et see on nagu nii-öelda jalgpallisüsteem. Seal ei ole sellist kui play-offi seal ei ole. Ja tolleks hetkeks me olime 10 punkti teisest kohast ees. Ja siis terve hooaja peale me ei olnud kaotanud mitte ühtegi mängu kodus. Ja oligi üks kaotus ainult Bukarestile võõrsil. Et minu arust see oli nagu õigustatud otsus nii liiga poolt kui ka nagu meie seisukohast. Et me olime terve hooaeg nagu ennast sellest küljest näidanud, et me oleme seda väärt ja noh, minu arust käituti õigesti. Ja. Palju mänge veel lõpuni oleks olnud põhiturniiril? No meil oligi viimane mäng oli selle Krajovaga, kes oli teisel kohal ja me võitsime neid 3-0 kodus tühjade tribüünide ees ja siis pärast seda meil oleks olnud 9 mängu või? Ei, vähem. Ja siis oleks saanud hooaeg läbi või? 9 mängu pärast oleks hooaeg läbi olnud või? Jah. Okei. Selge. Kas see süsteem iseenesest, mina olen seda palju mõeldnud, ma olen seda oma isaga rääkinud, kes ütleb, et jalgpall on selles suhtes õige spordiala, et seal sa mängid esimesest mängust, on sul väga tähtsad kõik mängud, sest hooaja lõpus sul võib olla 1 punkt see, mis otsustab meistritiitli. Kui me vaatame täna võrkpalli põhiturniiri, ma olen seda ka päris ausalt välja öelnud, et minu jaoks, kes ma ei ole ühegi võistkonnaga otseselt seotud, on täiesti suva kokkuvõttes, kas Tallinna Selver võidab Tartut seal oktoobrikuus 3-0 või kaotab 2-3, sest kokkuvõttes kõik, mis selgub, on ju kevadel. Kas selline süsteem Rumeeniasse ka motiveeris mängijad ikkagi rohkem terve hooaja pingutama? Absoluutselt, et minu jaoks oli see ka uus kogemus ja väga-väga huvitav kogemus. Et sul oli ikkagi iga mäng oli ora nii-öelda seal samuses, et ei saanud, me läksime esiteks need matkad seal, oli circa 12 tundi bussiga, no mingid sellised. Ja kui sa lähed ikkagi 12-tunnisest bussireisist tabeli viimasega mängima, siis väike värin on sees. Et seal ei olnud kunagi tekkinud sellist tunnet, et tegelikult täna ei ole vaja või et see on nõrgem vastane või siis tegelikult need tabeli viimased seal ei olnud mitte midagi. Et need peaks olema sellised mängud, kus sa lähedki sirge jalaga ja võidadki rahulikult. Aga jah, kuna see süsteem soosib nagu selliseid, et sind annad game'i ära, siis on juba siuke korralik karistus. Et tegelikult oli põnev, jah. Ühtegi mängu ei saa lõdvalt võtta ja noh, lisaks see, et siis hooaja lõpus kõik punktid on arves, et see on, mulle nagu meeldis see, jah. Et eks siis siuke süsteem natukene lihtsalt võib-olla on raskem nendele, kellel on siis mängivad kõrvalt teisi liigasid. Teie samal moodi vist mängisite ju, et kellel seal järsku tuleb ju palju mänge, tuleb korraga, et siis nagu natukene annab eelise nendele keskmikele või ütleme nendele, kellel on hea võistkond, on seal võib-olla 3.-4, aga nemad ei mängi muid mänge, saavad keskenduda ainult siis. No jah, mingis mõttes on sul õigus, jah, aga ma ei ütle, et see on vale, sellepärast, et väga tihti ka, jah, selles mõttes ongi, et ei panda üldse rõhku, et mis toimub. Et see tüüpiline lause, et tibusid loetakse kevadel, et see natuke jätabki selle mulje, et vahet ei ole, mis ma teen siis, et miks see peaks huvitama ka publikut, mis toimub siis sügisel. Jah, see oli ka, et tegelikult Rumeenias, kui me tabeli viimastega mängisime, see oli võrdlemisi palju rahvast saalis, et ei olnud sellist et paneme nüüd teise koosseisu peale või mingit siukest nalja ei tehtud. Üks mäng oligi see tabeli viimasega võõrsil, kui ta pani konkreetselt kõik põhimehed pani pingile ja esimeses game'is oli seis, kui ma eksi, siis nemad juhtisid 18-17 ja ta vaatas juba minu ja selle hollandlase poole, Nilsi poole, et pange valmis. Niils hakkas niimoodi küüsid ära, ta on juba vana mees, ta on 36-5. Ma ei taha küll sinna platsi peale enam minna. Aga õnneks kõik lahenes kenasti, jah. Aga palju,
üks küsimus, palju oli üldse neid võistkondi liigas? 10 äkki oli. Okay. Jah, 10. Ja siis kui põhiturniir läbi saab, siis esimesed 6 lähevad seda tippu mängima, kõik omavahel läbi kodus võõrsil ja viimased 4 mängivad siis omavahel kohad välja. Aga te võtsite põhiturniirid siis kaasa need tulemused või? Jah, kõik punktid, kõik asjad tulevad kaasa. Okay. Kuidas sa ütlesid 12 tundi bussisõitu ja siis samal päeval oli veel mäng või? Ei, no üldiselt organiseeriti ikkagi niimoodi, et kas me hakkasime siis jube vara hommikul sõitma või et me saime seal ikkagi ühe trenni teha, et päris niimoodi otsa ei läinud kordagi. Kuidas Rumeenia riigina on ikkagi siit Eesti poolt juba vaadates, kes me oleme natukene nagu edasi jõudnud jälle? Rumeenia tundub, et väga mõnus odav koht, kus on ilusad rannad, aga mitte ilmselt talvekuudel. Et kuidas see tegelikkus on? No reaalsus on see, et kui Eesti võttis 3 sammu edasi, siis Rumeenia võttis 2 sammu tagasi. Et mulle tundus jäi, jah, eriti see Galati, see oli nagu selline tööstuslinn. Ta oli küll suur linn, seal oli 200 pluss 1000 elanikku, aga seal ei olnud, esiteks seal ei olnud keskväljakut kui sellist nagu Raekoja plats või midagi, seal oli üks peatänav, paremal vasakul restoranid, poed, kõik. Toonau ääres seal said jalutada, aga ega seal väga midagi ei olnud. Aga samas, kui nüüd kõrvale võtta Bukarest või Timisoara, siis need olid väga-väga ilusad linnad. Et jah, kui sa satud nagu sinna keskväljakutele või õigesse rajooni, siis on väga-väga kena. Aga teisalt, kui sa natukene vasakule astud, siis satud ka sihukestesse huvitavamatesse kohtadesse. Isegi Lasnamäe jääb alla. Lasnamäel väga korralik, kusjuures jah, kui sa käid ikka idabloki riikides kuskilt rajoonides. Aga kas ja kui palju, ütleme, võrkpallil on aega hooaja keskel avastada riiki ja käiagi nendes siis natuke ilusamates kohtades ka? Mina ei käinud otseselt kuskil. Jah, nii palju, kui meil reisid olid, ütleme seal laupäeval oli mäng, neljapäeval läksime ära, et võib-olla neljapäeva õhtul sai linnas jalutada. Aga jah, niimoodi, et ma ise oleks kuskile matkanud, sellist varianti meil ei tekkinud. Jõulude ajal oleks olnud, siis ma käisin kodus, 5 päeva oli vaba, aga maksimum, mis meile vabaks anti, oligi kas 1,5 päeva, 2 päeva, ma ei mäleta, väga tihti ei olnud. Jah. Kas Janiga ka Rumeeniast rääkisid? Ikka. Nii, kas tema soovitas sul sinna minna üldse? Janiga tegelikult jah, Gianni teadis seda peatreenerit, ta teadis seda klubi. Gianni on ise olnud seal korteris, kus mina elasin. Et tal oli nagu väga suht otsene kontakt selle klubiga. Algselt ma pidin tegelikult, ma rääkisin läbi ühe teise Rumeenia klubiga, aga seal treener tahtis mind, aga klubi juhtkond tegi otsused enne treenerile mainimist ära. Ja nii kui too klubi ära kukkus, siis tuli päeva pealt see Galati ja tegelikult jumal tänatud, et niimoodi läks, sest nüüd paar nädalat tagasi tuli välja, et see Salau on omadega väga rabas, et seal on veebruarikuust palgad maksmata ja ühesõnaga väga suured probleemid, et ilmselt see klubi läheb kinni. See Andrese sõber Sauli Sinkonen mängis seal. Just tahtsin küsida, et peab vist küsima üle, et kuidas tal läheb, et ma olen näinud küll, et ta on Soomes tagasi, aga... Ja me tulime Sauliga koos samal päeval. Okay. Erinevad emotsioonid, üks on põhimõtteliselt meistriks tulnud ja rahad käes ja teine on sedasi hea, et sai veel lennupiletit tagasi. Jah, et Sauli oli pigem ta oli positiivne, et ta ära sai sealt, et ta ütles ka, et seal on rahaprobleemid ja ei tea, kas üldse midagi saab, et siis ta tegi nagu enda jaoks lihtsam otsus, et seni kuni veel lastakse minema sealt. Okay. Aga kokkuvõttes oli siis, Andres? Üks küsimus veel, et siin Rivo vist mingi hetk mainis korraks, et ta vist natuke kahtles selle Rumeenia liiga nagu kohta, et minu jaoks nii palju, kui mul tuttavaid on olnud seal või et siis on räägitud küll nagu sellest, et kõvad mehed on ja tase on nagu viimaste aastatega kõvasti paremaks läinud, et kas sa saad nagu selle koha pealt midagi öelda või võrrelda mõne teise liigaga? Mõne teise liigaga. Kui me siin soomlasi Savot võitsime 3-0, 3-0, Galatasaraiga mängisime seal 3-0, kodus 3-2. Et ma ei tahaks öelda, et nüüd Türgiga siin mingid paralleele tõmmata, aga kui nagu konkreetselt meie võistkonnast rääkida, siis
esiteks meil oli väga rahvusvaheline koosseis seal ja teiseks, kui sa võtad nagu ükshaaval need nimed ette, Guillermo Hernan, Euroopa meister, 2-korne CEF-karika võitja, Niels Klappik, Hollandi koondise diagonaalründaja, et seal need nimesid oli rohkem kui veel. Ja kui nüüd üldisest tasemest rääkida, siis 4 klubi on sellised arvestatavad, mis nagu alla selle jääb, seal 2 tükki võivad veel üllatada, aga ülejäänud on siis, nagu ma rääkisin, see sirgejala lugu. Et jah, seal on hästi palju välismaalasi, et need elatakse nagu selle peal. Ja ma ei teagi, kui nüüd üks ühele panna mingi liigaga. See on väga hea küsimus. Ma ei ole hea võrdleja olnud või et ei tea, jah. Ja tegelikult seda, ma ei tahtki täpselt lihtsalt üleüldiselt, et ta on ikkagi Euroopa siuke ikka tugevama poole peal, et selles mõttes on teada, et siin see võrdlused on iga kord nagu tavaliselt päris paljudes liigades on 1-2 head nagu võistkonda ja siis kipuvad need hakkama seal kehvaks minema, et nii on näiteks ka need Slovakkiad ja Tšehhid ja kõik siuksed, et seal võib olla 1-2 head võistkonda, aga siis juba tuleb nagu kehvemad ja lõpuosa on suht siuksed, ei ole midagi erilist. Ja ma arvangi, et kui siin nagu kõige realistlikum mingi võrdlusjoon tõmmata, siis äkki olekski Belgia või midagi sellist. Et seal on ka Belgias on see Rooselaare ja Maaseik on siuksed teistest kõvasti üle, et siis tulevad need, kus see Markus mängis seal Alstid ja asjad. Et pigem jah, võib-olla sellega siis saaks võrrelda äkki. Okei, kui me nüüd sellest Rumeenia liigast veel räägime, kas võib-olla õige see arusaam, et ütleme, et ta võib-olla ei ole turundatud nii hästi, et kui me siit Eestist vaatame kas või seda kodulehte, mis see Rumeenia liigal on, siis tundub, et see on võib-olla selline rahvaliiga C-division, et üks vend seda aastas paar korda nagu täiendab, aga et võib-olla see kuvand lihtsalt ei ole siis nii hea või? Nii on jah, et seal jällegi see meediahuvi tegelikult on päris suur. Kui sa seal neid ajalehti, siis võrkpall on nagu alati kajastatud. Teine asi on see, et kui sa, Nielsi koha pealt on see hea näide, et Nielsi vanemad küsisid, et kus sa siis järgmine aasta mängima lähed, Niels ütles Rumeeniasse. Mõlemad vanemad hoidsid 2 käega peaski, mis asja, Rumeeniasse. Et ilmselt see on nagu siuke inimese siuke alalhoiu mingi instinkt võib-olla, et Rumeenia ongi nagu nii kehv ja halb, aga tegelikult jah, reaalsus ei ole päris selline. Ma veel täiustan nii palju, et sa ütlesid siin, et Galatasaray 3-0, 3-2, et see oli siis Galatasaray pool, et kui Savot te võitsite, eks ole, 2 korral ja pääsite CEF-is edasi, siis Galatasaray'le kaotasite kokkuvõttes mõlemad mängud, eks ole. Jah, teises seal kodumängus meil olid päris head võimalused, aga paraku läks nii, jah. Mida te Oliveriga rääkisite enne mängu, kas lepsite kokku ka, et kumb edasi läheb ja kuidas blokis on, kui üksteise vastu satute või te nii palju ei jõudnud rääkida? Ma küsisin, mis õhtul teeme. Aga tegelikult oli ju nurgas, eks ole, sina olid nurgas täitsa Oliveril ju vastas, kui ta 2 ja 1 pealt ründas. Jah, oli tema mul vastas ja olin mina tal vastas, aga ma ei mäleta nüüd, kas ta mulle äkki 1 ploki pani vist. Aga niimoodi ei löö jah, et mis kuidas need omavahelised need seisud jäid seal. Ässa ta lõi küll mulle. Sellepärast ma pahandasin ka, aga ütles, et tegelikult sa ei tahtnud ja sinna servit, ütles, et ei tahtnud. Ja. Kas on ikkagi nii? Mina mõtlesin, et minul juhtub sedasi, et ühest äärest teise ja et need servid ei lähe alati sinna, kus nad peavad minema, aga juhtub ka Oliver vennal ikkagi, jah? Eks ikka kõigil juhtub, eriti kui sa kõvasti servima lähed, ega sa ei kontrolli väga. Okei. Aga Oliver kuidagi siin sedasi pärast seda servi või pärast seda blokipunkti kuidagi vaatas otsa ka või ta on viisakas mees? Ei, meil oli see läbisaamine oli okei seal platsi peal. Aga see on vist tore ka, sa mõtled, et sa oled lapsest saati ühes treenis käinud mehega ja siis näed teda aastaid hiljem kuskil Rumeenias ja kuskil Türgis lihtsalt seoses sellega, et te olete mõlema ala peale sattunud. Jah, see oli päris huvitav siuke kokkusattumus, et ma ei oleks vist ilmselt kunagi arvanud või osanud eeldada seda, et ma ei ole ju Oliveri vastu mitte kunagi mänginud. Rannas olen, saalis ei ole.
See oli jah, huvitav kokkusattumiskogemus. No aga räägime siis tulevikust ka. Kas sul on täna juba mingid pakkumised lauale? Midagi konkreetset ei ole. Eks see turuseis on praegu selline, nagu ta on, et kes siin liigutavad, on poolakad, prantslased, venelased, mingid väiksed Belgia, Hollandi klubid, aga üldine siuke suurem turupilt on ikkagi kinni veel. Et tasapisi hakkab midagi toimuma, aga ma arvan, et see asi pigem lükkub sinna juuni algusesse. Seda esiteks ja teiseks, enne kui ma sealt Rumeeniast ära tulin, siis nad omalt poolt nagu mainisid, et nemad oleks huvitatud vist. Et kui midagi muud mitte, siis ma loodan, et äkki sinna tagasi. Nii et Eestis sind kindlasti uuel ajal mängimas ei näe? Ei välista. Aga kui Eestis, siis ikka Tartus? Ei välista. Aga kui Eestis Tartus ei saa, siis kuskil mujal? Ei välista. Lätis. Ma olen Taugapilsi peale päris tihti mõelnud. Kuulge, aga mina olen kuulnud, et lätlased ikkagi on uurinud siin Eesti võrkpalluritelt midagi. Nad mingi klubi tahavad teha uuel hooajal. Ma ei tea, kas see nüüd koroonaga seoses on muutunud, aga et midagi natuke tugevamat. Ei ole üldse kursis. Absoluutselt. Ma ei tea, kus sul see informatsioon on see päris. Vaadake, ka te ei ole võrkpallis nii sees ilmselt, eks ole. Te olete kaugelt eemalt vaatate kuskilt Rumeeniast ja Tallinnas. No see ei ole päris see asi ikka. Kui sa nüüd endale otsa vaatad, Kristo, täna, kas sul on veel mängijana arenguruumi ka? Näed sa potentsiaali paremaks minna järgnevate aastatega? No ma usun ja ma loodan, et on, jah. Mille poolest oled sa seda ka suutnud endale selgeks teha? No esiteks see, mis me rääkisime enne, see kogemuste pagas, et võrkpalluri jaoks mängutarkus on, siin on küll ja veel on selliseid mängijaid, kes füüsiliselt millegiga silma ei paista, aga on lihtsalt nii osavad ja nii targad, et ma arvan, et see on üks suur asi, mida nagu parandada. Teine asi on see mõtlemine. Füüsiliselt ma ei tea, kui palju siin veel juurde annab panna, eks midagi kindlasti, aga pigem ma arvan, on see mängutarkus, jah. Kas sul on mingi selline unistus ka, et sa tahaks kuskil tugevamas liigas mängida? Oled sa mõeldud sedasi? No kui nüüd jah, eks ma olen siin ikka igast asju mõelnud, aga kui nüüd järgmist hooaega silmas pidada, et ma siin vaikselt loodan ja et äkki Poola või Prantsusmaa võiks olla nagu need kohad. Et ma jah, vaatame, mis siin saab. Ma ütlen, Kristo, me veel paar minutit räägime, ma vahepeal salvestan meie selle video ära, et see kaotsi ei läheks ja siis tuleme veel lühidalt ka koondise juurde. No ja Kristo, me ei saa ikkagi täna üle ega ümber ka sellest sügisest Euroopa meistrivõistluste finaalturniirist. Kui me vaatame Eesti koondist üleüldiselt, siis see turniir läks aia taha. Siin ei ole meil võimalik teisiti arvata, aga individuaalselt, nii nagu ka mitmed mängijad ütlesid, olid sina põhimõtteliselt ainus, kes suuts oma ära teha. Kuidas sa ise sellele turniiril täna juba pool aastat hiljem tagasi vaatad? Ei, no eks see raske meenutada ole ikka, aga nagu siin ka varem mainitud on, siis võrkpall on ikka võistkonnasport, et see, kas keegi lööb seal 40 punkti mängus või on kindel või ebakindel, et see ei maksa mitte midagi, kui ikkagi võistkond põruvad kõik. Ja nii lihtne ta ongi? Nii lihtne ongi, seal ei ole isegi mitte midagi muud arutada. Ma küsin sult nii, et kes sinu jaoks Eesti koondises sellised suuremad eeskujud on olnud, kuigi sa juba nii hilja jõudsid sinna, ütleme, koondisesse, siis võib-olla said juba ise ka piisavalt vana ja kogenud, aga kellelt sina kõige rohkem õppinud oled, kes on sind üllatunud näiteks koondise perioodi ajal kõige rohkem? No eks need, kui sa nüüd küsid konkreetselt õppimise kohta, siis eks need kõige suurema jutuga mehed Gert ja Rait ole, et nendelt ma ilmselt olen kõige rohkem abi saanud ja samamoodi võib-olla Ardo Kreek. Eks seal on igaüks, kellelt midagi õppida, no Ratsa töötahe ja no, kõik siuksed asjad, et siin on varemgi mainitud seda, et see punt on nagu käib nii ühte jalga, et kui kellelgi midagi öelda ei ole, siis kellelgi ikka on. Ja see Raadiku töötahe siis on tõesti nii meeletu, et isegi teie, kes te seal teised olete ka tuntud kui jõusaali hundid, et isegi teie vaatate ja imestate või? Ei noh, eks meil kõigil ole see töötahe, aga noh, mingil hetkel ta ikka
läheb läbi seina, kui vaja on ja no see seisab võistkonna eest väljas ja no kõik sellised üksikud väiksed nüansid, et me võime seal jõusaalis veeta kõige pikemalt aega, aga see on nagu midagi muud, et kui seda peab ise nägema ja tunnetama, et okay. Et see ei tähenda, et raadikul et see ei ole jõusaalis, see pigem ma arvan, on ikkagi seal platsil või treeningutes, et kui sa näed nagu, kui inimene nagu läheb, ta on nii fokusseeritud enda asjadega, et kui tal midagi valesti läheb, kuidas ta ennast väljendab ja kõik see siuke kompromissitu siuke võitlus iseenda ja kõikide teiste eest, et ma arvan, siuke pool just. No Michael Jordani dokumentaalseriaali on ilmselt väga paljud eestlased ja eriti spordisõbrad siin ka juba vaadanud ja seal ju Michael ütles päris hästi, et tema elu kõige kõvem mäng oli ilmselt see, kui nad Barcelona olümpia kas siis ajal või eel omavahel trennis, Ameerika Ühendriikide siis koondised omavahel trennis, tema seal Magic Johnsoni vastu eelkõige läksid vastamisi, et see oli ikkagi selline tase, kus olidki maailma 12 paremat mängijat ühel hetkel üksteisega seal vastamisi. Kas Eesti koondises oli ka selliseid asju, et te ikkagi läksite treeningul päris tõsiseks või tekkis selline konkureerimise hetki ka või? Ikka jah, et neid momente seal, kuna Giannile meeldib päris palju õhtuti seda 6-6 vastu trenne ja asju teha, et siis konkurentsist puudust ei tule, et seal on nurgamehed, tempod, et pidid oma platsi peale saada, pidid ikkagi näitama ennast heast küljest ja sellist asja küll ei olnud, et seal keegi oleks laisemalt võtnud või pigem oli kogu aeg siuke meeldiv konkurents. Kas omavahel selline sõnelus või nagu öeldakse trash talk siin moodsate sõnadega inglise keeles, seda ka käib? Ikka käib, aga see on pigem siuke lõppival kujul ja Okay. Ja et sellega on vist see, et ega arva, kui keegi seal nagu väga närvi läheb, et võib-olla see on siuke natuke ärritav ja nagu paneb pingutama, aga päris siukest ei ole olnud, et keegi nüüd tõsiselt nagu hakkaks nagu halvas mõttes või ebasportlikult, et see just on siuke koht, kus tegelikult natuke selekteeritakse ka välja, et kellel seal närve on. Kas treenide põhjal ikkagi selliste treenide, nagu sa räägid, põhjal pandi ka algkoosseis paika, et kui sa nägid, et näed, Oliver oli eilses trennis oluliselt parem kui Rene, et siis oli ka eeldada, et tema on järgmisel päeval mängus algkoosseis või pigem olid need valikud tehtud millegi muu kui nende viimaste trennide põhjal? Seal on ikka mingid muud nüansid sees, et Gianni ei olnud kunagi selline see Itaalia kooli treener, et on A ja B pool, et tema jaoks oli võistkond kui tervik ja ta suutis kuidagi hästi lahendada seda kooslust, et kõik saaks nagu kõigiga proovida ja eks ta siis selle alusel tegi ka omad valikud. Koons on ikkagi sinu jaoks, sinu karjääris olnudki kõige selline kõrgetasemelisem aeg, et need trennide ja mängude tasemed on ilmselt olnud natuke veel teised kui sul koduklubides või Galati oli juba midagi sarnast? Jah, Galatiga võib siin üht-teist paralleele tõmmata, sest meil oli tegelikult 2 koosseisu jagu häid mängijaid, et nagu ma ütlesin, et see kooslus oli väga rahvusvaheline, kui ma eksis, meil oli 9 välismaalast äkki. Ja kõik on, kusjuures koondise mängijad ei ole nagu sellised, et seal võib mingeid paralleele tõmmata, aga kui sa ikkagi võtad siin koondise tasemel mehed, Robi, Ardo, Aganits, Teppan, kes iganes, võta 1 ja viska teist, siis eks see tase ole natukene kõvem, jah. Oli see sulle endale ka natuke üllatuslik, et sa seal EM-il selliseks põhimeheks kujunesid, kuigi oli ju Martti Juhkami tagasi, Andrus Raadik oli meil koondises, Robi jaoks ilmselt algkoosseisu kohtanud, tema tasemel oli niikuinii kindlustatud, et oli see väljakule pääsemine sulle endale ka natukene üllatuslik või see oli juba varasemate aastatega välja kujunenud nii? Pigem mul oli Gianniga üks pikk jutuajamine pärast seda põrunud Tallinna seda kuldse liiga seda finaali. Gianni tegi mulle mingid asjad seal selgeks, siis üks teine asi augustis lisas nagu natukene enesekindlust, et need asjad nagu juhtusid lihtsalt õigel hetkel minu jaoks, ma arvan. Füüsiliselt ma olin niikuinii okeis vormis ja pigem oligi see, et oma peas oli vaja lihtsalt mingid juhtmed ühendada. Okay.
Okei. Kuidas see konkurents just seal EM-i ajal oli treeningutel, ütleme teiste nurkadega või sellist otsest konkurentsi sa ei tundnud? Ei, eks ikka tundsin, et absoluutselt Ratsa ja Juku, nagu sa ütlesid, Robbie oli nagunii seal platsi peal, et minu plussiks rääkis see, et ma olen nagu hoopis teise suunitlusega mängija, kui on Raadik ja Juhkami. Et kas nad oleks nagu paremini Robbiga platsi peal sobinud, et seda ei tea, aga jah, ma arvan, et see oli nagu minu pluss, et ma olen siuke teistsuguse suunitlusega mängija. No vaata, räägitakse sinu puhul ka kui mustatöö tegijast. Kas osad mängijad ütlevad, mis asi see mustatöö tegija, et võrkpallur on võrkpallur, et ta peab kõike oskama teha. Kas sina enda selle rolliga oled täna ikkagi nagu teinud selgeks, et see ongi sinu roll, et sa pead kaitses olema hea või sa ütled nii, et võrkpallur on nii rünnakul kui ka kaitses peab olema heal tasemel? Ma olen rahu teinud sellega, jah. Et mul läks sellega päris kaua, päris pikk tükk aega läks enne, kui ma sain nagu rahu tehtud, aga nagu ma mainisin, see jutuajamine Janiga, et see oli üks asi, millest me rääkisime. Ja tolleks hetkeks jah, kuidagi ma suutsingi leppida sellega, et tee oma asja, aga tee hästi ja vahet ei ole, kas sa saad seal 10 või 30 tõstet, ära eksi ja kasuta ühesõnaga igat olukorda võimalikult maksimaalselt ära. Et pigem ma olengi nagu õppinud hindama nagu enda sellist panust, et nagu ma ütlesin, siis Juhkami, Raadik ja Robbie on kõik teistsuguse suunitlusega mängijad, et võib-olla ongi puudust nagu sellistest mängijatest, kes nagu kontrolliks seda platsimängu. Ole ja selgita, mis teeb Robert Tähe eriliseks, mis on tema fenomen, et tema ikkagi Eesti koondises täna hoolimata sellest, et meil on ka rahvusvahelisel kõrgtasemel nurgaründajaid veel, on alati selge põhimees? No Robbie on siuke balansseeritud mängija, et ta suudab vastu võtta, ta suudab servida, ta suudab, tal see õlg ja ranne teevad nagu vapsi imelikke asju. Et tal on nagu olemas, on antud natuke rohkem kui teistele, jah. Ja ta on selle vastu võtnud ilusti? Jah. Selge. Andres, kas sinul veel koondise teemal mõni küsimus või teemapüstitus on ette manada? Võib-olla natuke jah, et selles mõttes ootused või lootused, et selleks suveks, et millal üldse nüüd alustada saate, olete te sellest nagu rääkinud ja mis nagu, kas ise oled huvitunud või teiste käest küsinud, et nagu nende treenerite poole pealt, et kuidas tundub või mida ootad nagu sellelt treenerilt? Jah, siis kui selgeks sai, et Cedric tuleb treeneriks, siis ma kohe rääkisin Guillermoga, et Cedric ja Guillermo olid Tursis koos. Ja siis ma Guillermo käest üht-teist nagu sain, et kuidas selle mehega käituda ja kuidas mitte. Aga selle ma jätan enda plussiks, seda ma teistele ei avalda. Õige. Ja teine asi, et millal me alustame, no individuaalsed kavad, jõusaali kavad siis saadetakse vist 1. juuli ja siis juuli keskpaigast või kuskilt sealt kandist peaks siis kogunemine olema. Aga ega rohkemat ei oskagi siin kommenteerida, et kuidas need treenerid on või mis saama hakkab, et eks seda nähale. Et kas ootad nüüd pärast seda pikemat pausi nagu veel rohkem seda koondise aega või pigem mõtleksid selle peale, et oleks suvi lõpuni ära ja läheks kuhugile klubisse? Ma tahaks jõhkralt trenni teha. Väga suur isu on. Aga just jah, okei, selle palli isu võib-olla saad seal rannaliival patsutades ka nagu täis, aga just, et ma loodan, et siin lähiajal need jõusaalid tehakse lahti, et siis oleks ilmselt endal ka süda rohkem rahul. Kuulge, kui öelge mulle 4 kuud põhimõtteliselt jääb teil siis ju vahele sellist treeningutest teiste koos või organiseeritud treeningutest. Kuidas need mehed seal 1. juulil kohale tulevad? Kas kehakujude järgi saab aru ikka, kes on kes? 1. juulil on individuaalne programm. Ehk siis hakkab hiljem tegelikult ju veel pihta see koos treenimine, eks ole? Et mis seal nagu pallitrennis alguses saama hakkab, seda võib isegi kaameraga filmima tulla, ma arvan, et Tegelikult ma arvan, et sellega on päris tihti on see võrkpalliga see, et see esimene nädal või esimesed pallitrennid, ütleme paar pallitrenni tunduvad, et polegi asi hull, aga siis läheb.
siis läheb päris kohutavaks, et tasub mingi 4.–5. trenni tulla, seal võib päris jagu mööda käia. Jah, ega siin on väga raske ennustada, mis siin saama hakkab, aga pigem jah, ma olen ka Andresega sama meelt, et esimene hurraa on siuke alati nagu positiivsem. Ja et see lihased veel valusad ei ole, aga siis see 3. päeva sündroom või millest sa rääkisid siin, et siis enam ei liigu ka ükski keha osa ja siis on juba päris naljakas asi, jah. Kas Senaard jätab sulle hea mulje? Jah, ta helistas mulle siin mingi aeg, tundus siuke avatud ja sõbralik mees olevat, et kuidas, kui nüüd siia võrkpall vahele panna, et kuidas siis see koostöö hakkab mõjuma, ehk seda näitab aeg. Ja nüüd kui silmas pidada neid ootusi ja lootusi, mis siin saama hakkab, siis selle koha pealt ma ei oska praegult vastata, et see aasta meil on planeeritud siin mingid treeningmängud ka, et ma arvan, et mingi pildi võib siis juba ette manada, aga kindlasti mitte teha mingeid põhjapanevaid järeldusi siin esimese poole kuu või kuu ajaga, et anname aega kõigile, nii mängijatele, treeneritele, staffile kui ka kõigile muule. Hästi, no Andres, sina pead nüüd hakkama andma aega ikkagi koerale, ma saan aru, et sa üksinda kuskil toas oled hakanud rääkima ja seda teed juba üle tunni aja, siis su koer ilmselt su vaimses tervises on hakanud natuke kahtlema, et saad nüüd kuidagi jalutama minna temaga. Peab minema. Selge. Kristo, suur aitäh sulle nii ütleme mõnusalt rääkimast ja ausalt kõigest sellest, mis on sinu karjääris olnud ja loodetavasti palju ilusat ootab veel ees. Jääme siis ootama seda karjääri ikkagi viimaseid aastaid rannas eelkõige, kui te Oliveriga tagasi tulete. Et ma usun, et see on Eesti võrkpallisõppedel kindlasti selline suur ootus, mis loodetavasti saab tõeks. Ja kõigile kuulajatele. Nii, Andres. Ma tahtsin siis, et ma loodan, et mu põlv ka korda saab, et siis proovime selle Järvekülje ka välja veel mängida ja siis katsume selle Eesti juuniorite siis mis oli A-klassi siis karikavõistluse finaali siis uue korduse teha, et vaatame, mis 20 aastat hiljem. Ja korraldamise enda peale võtma, kui te olete nõus sellises asjas kaasa lööma, nii et see lubadus jääb meile tulevikku. Veel kord aitäh teile mõlemale taas osalemast ja kõigile kuulajatele, vaatajatele ütleme juba ilusat nädala jätku. Ciao. Eesti kõige põnevamad podcastid on Delfis. Kuula tasku.delfi.ee.